Piss Mullivesi esitleb Pissfest. 1., 2., 3. ja 4. aprillil Tallinnas T3-s ja Glammis. Maailma esimene sellenimeline komöödiafestival Pissfest. 4 päeva erinevaid huumorishowsid. Pohmellipäev Mattias Naaniga live show, Puntsomania, The Big English Comedy Show, Gong Show ja siis järelpidu T3-s. Pissfest. Ja piletid kust? Fientast. Jabba-dabba-doo! Fake enesekindlusega peale, ma olen jumala väsinud ja algas tänane osa podcastist. Sa püsid nii hästi selles karakteris, et Pohmellipäev. Kurat, ma olen nii väsinud kutid. Mattias Naaniga, Pohmellipäev. Olge, ärge veel. Sorry. Täna on eriline osa, külas on, meil on, jõuame selleni, miks me nii ütlen, aga meil on kuldne kolmik on tagasi ja nüüd on see duo on tagasi siin külalistena. Meil on täna stuudios au tervitada, juba näen üks kaaderambutsis Miikal Meemaa ja Hendrik Punso. Hei kutid, hei. Nüüd võite ja öelge tere. Tere, Mattias. Ja. Tere ka minu poole. No tervist kõigi poole, peabki niimoodi saama hakkama. Putso jäi lihtsalt oma see, et kui sa palusid alguses tal laulda seda Pohmellipäeva tunnuslugu, siis ta jäi natuke karakterisse sealt. See on minu sisse. Hendrik Punso. Pohmellipäev, meil on Pohmellipäev. Mattias Naaniga. Miikal Meemaal 75 stand-up tund tulemas nimega Palju ei millestki. Mitte millestki. Paljud ütlevad minu kohta Eesti stand-up komöödia Joe Biden. Joe, et ma die already. Ükskõik mis linnas on, ma tead enam ei saa aru isegi. Ma lihtsalt lehvitan inimestele ja hakkan pihta. Ja miks ma ütlesin kuldne kolmik on tagasi on see, et me oleme teinud, selle gängiga oleme teinud 2 Miikali tuuri. Balderjan ja peaingel Miikal oleme koos teinud niimoodi, et võib-olla põhimõtteliselt mitte keegi pole meie pärast piletit ostnud Punso, aga nad on tulnud Miikalit vaatama ja väga meeldiva üllatusena oleme meie olnud seal ees. 2 meest veel. Ja siis neil on nii, et nad saavad 2 meest veel, neil on nii, et me saime nüüd küll huumori mõõdud nüüd täis. Putsi Miikal on ka veel tund aega. Aga nüüd, korraks oli sul väike kõrvalepõige, nagu öeldakse siis, nagu Dave Grohlil oli oma abielus. Väike kõrvalepõige oli sul ka, võtsid minu asemele naise. Sinu puhul väga üllatav valik. Naissoost koomiku, et mitte öelda naiskoomiku, naissoost, lihtsalt koomik, kes on juhtumisi naissoost. Koomik. Maria Sepp. Aga nüüd meil kuidagi kalendriti selle vedas või siis Maria oli ülisitt, aga nüüd me oleme uuesti palju mitte millestki tuuril kolmekesi. Jah, see mida sina, Mattias, ei tea, et sa olid tegelikult see 7. inimene. Ei, Miikal, meil korra juba läks vestlus sinna, et ma ütlesin, et türa ma ei tea veel, las ma mõtlen, ma teen alati seda, et ma tahan olla tahetud, nagu kõik naised Tinderis. Kohe ei ütle jah, on ju. Ja siis ma ütlen, ma veel veidi mõtlen, ma ei tea ka, kas sa mulle meeldid nii palju. Ja siis Miikal juba hakkas pitchima, et tegelikult ma tean, et Maria pool tuuri saaks Maria tegelikult teha. Et äkki teete siis splitit, ehk siis ta juba rääkis sisse, et ta on Marialt enne küsinud. Nii et. Palju mitte millestki. Miikal Meemaa. Ja mina kui teine valik olen üks soojendajatest ja Punso on esimene valik. Ma ei teadnud lihtsalt, kas ma ei teadnud, Mattias ju, kas sa teed veel stand-upi või mitte, vaata see, ma ei tahtnud nagu solvavalt ka. Oled veel tegus. Ja. Vaat see on see, et nagu, eks me iga aasta kõik küsime Janni käest ka, et tahad tulla 30 kuupäeva sooja teha, Jan. Ja siis alati on vaat mingi, mul on Unibet Arenal see Romeo ja Julia praegu, et vist ei klapi. Ja. Mul on Alexelas on 15 aastat stand-upi. Mul on võib-olla hea meel, et kellegil on veel läinud niimoodi. Alexelas. Ma sätin selle käemi ära. Räägi siis, millest palju mitte millestki räägi.
Piletid miikaelmeemaa.ee, sooja teevad Mattias Naan ja Hendrik Puntso, tõenäoliselt võib-olla peaaegu kõikidel kuupäevadel. Ja kõik Mattiase kliendid nüüd siis teavad, et ta just ütles välja, ta tahab lihtsalt tahetud olla. Nii et Kalgon Eesti turundusjuht, ära anna alla. See, et Mattias ei ole 4 kuud vastanud sellele e-mailile, see on lihtsalt sellepärast, et ta tahab tahetud olla. Ta tegelikult on nõus. Kalgon. Ma isegi tean, et see veel eksisteerib. Neil ongi vaja tugevalt turule tagasi tulla. What to do, kuidas saada tagasi? Katlakivi eemaldus, pesumasina katlakivi eemaldus turule tagasi. Kes seda omipoodi teeb? Kirjutame talle. Kui on üks mees, kes suudaks katlakivi taas päevakorda tuua, see on Mattias Naan. Aga jah, me salvest mingi nädal tagasi tegime sinu podcasti ja sain aru, et ma ei ole veel terveks saanud vist. Täiesti perses, ma kuulasin seda podcasti eile Tartusse sõites. Tead mis? Ma veidi kuulasin ka algust. See on mul lemmik tagasiside alati inimestelt, kes kuulavad. On see täiesti perses. Ma kuulasin. Ma võib-olla... Ja need anti-travelerid kuradi... Selles mõttes, ma mõtlesin, mul on see, et ma ei tea, mis... Esiteks mul on teooria, et kõik sinu kuulajad vihkavad mind. Aga siis mul oli see, et selle osa puhul eriti... Please minge vaatama, kuulama. Selle osa puhul eriti, aga tõenäoliselt kõik teised osad ka. Ma ei tea, mis mul... Ma nagu kukun mingisse nagu kookonisse ära alati, kui ma sinna olen tulnud. Siis kui ma vennaga käisin, siis me jõime, siis veidi hakkas energiat tulema. Esimesel ma mäletan, me ei saanud sealt mis ühtegi highlighti nagu lihtsalt 2 tundi, sest et Miikalil on kinnisidee, et 2 tundi peab kindlalt mind sitta ajamast. Isegi kui see ei vii kuhugi. Aga mul oli nii, et sellel päeval, kui meil oli podcast, mul oli jumala hea päev, ma olin nagu niimoodi, et lähme, kurat, riffid tulevad kohe, jumala hea tunne. Ja siis istud sinna, siis on see mingi, siis Rait ütleb veidralt tere ja siis mingi liiga külm valgus on ja siis mingi veidikene pissi võiksid ka tuua 4 kasti, tood üles, okei, sa võtsid 2 endale. Jõuad kohe lõpuks, et tere, olete Õluamme Miikal Meemaa podcasti, siis oled juba läheb. Ja siis saad aru, et kõigepealt tänks, et sa ise 10 minutit Pissfesti promosid. Ma olin lihtsalt vait ja noogutasin. Ehk siis ma ei tea, mis seal on, mul läheb nagu seal kohe läheb kookonisse kuidagi. See on sinu peas. Vajun diivanisse ära nagu vastan lihtsalt küsimust. See on see, mida Miikal teeb sinuga, vaata ka. Jah, sa lihtsalt, sa oled energiavampiir. Mattias, like ratio on väga hea. Üks kommentaar, mida mina nägin, oli see, et väga tore, mulle meeldivad kõige rohkem need, kui koomikud külas käivad, väga hea episood. Ja sinu esimene külaskäik minu podcastis on endiselt, see on nagu tipus seal. See on top 5 vaatamistega episoodides. Okei. No jah, see ei ole mingi Harri-Mati Mustrani episood, on ju, et see on... Shut it! Ja no see ei ole seal, kus ma ei tuki kõik 3 külaskäik. Aga see... Ei no nagu mulle kõik räägiks ikka uued tulevad peale. No. Ja aga sa oled nagu raudvara. Sina ja Jan Uuspõld. Inimesed on alati... Neil on hea meel, kui teid 2 näha. Might as well. I guess. Ei, aga tegelikult oli väga naljakas episood. Oli jah? Oli küll, jah. Mis sulle kõige rohkem meeldis? Nimeta 3 bitti sealt. Bitti ei mäleta, aga mulle meeldis see, et sul... Ei noh, see, kuidas te vingusite selle üle, kui sitt on reisid ja ma mõtlesin, täpselt need asjad, mida teie vihkate, ma armastan. Nagu. See oli see kõige huvitavam. See, et lennukis nagu hästi vähe ruumi ja sul on nii pikad jalad ja sa ei osta niikuinii... Ma ei saanud aru, millest sa räägid isegi Ryanairis, jumala chill mul kuidagi. Ne? Ta on harjunud ju maanteeratta peal 8 tundi olema. See ongi see kuradi endiste sport, nagu võib vist öelda tippsportlaste, sa ikkagi tegid nagu selles mõttes elukutseliselt sporti, see on teie see kuradi, elu ongi poole ajast valu. Nagu see, kui ma ei ole seda elu elanud, loomulikult ma vingun iga asja peale, et täna nagu, fucking, veits nagu tahaks teie seda upbringingut, et kurat, ei saadki papsilt lõuga iga päev või? Nüüd ma võin ju vinguda. Mul ei ole mingit kainestavat kogemust nooruses, et
Here we go again. Mulle meeldib, et iga su teooria on see, et kõik, kes ei ole sina, on isa, kes lõuga saad. Täpselt, kõik, kellel on... Ei, mul on jumala see teooria, et kõik, kellel on mingi minu jaoks seletamatu energia. Pultso isegi ei tea oma isa mees. Ei, näed, jälle, mul on isa olemas, armastab mind, ema olemas, armastab mind, õde, vend, mõlemad elus, jumala hästi saame läbi, kordagi tülis pole, ükski pereliige ei ole tüütu mulle. Nagu bliss elu on. Ja siis ma vingungi. Ma arvan, need inimesed, kes on peavadki, ma ei tea, 12-aastaselt vanaema eest hoolt kandma, sest ülejäänud pere on surnud, neil on muidugi need, kui sa vingud, et lennukis ruumi pole. Võta kokku, et jah, sest sul oli raske elu, mul oli hea elu. Loomulikult, tule lase vinguda mul. Nüüd see on väljas. Aga jah, aga ei, mulle meeldis see, et sa tahad üksinda reisile minna, see on väga tervitatav, kuigi ma tahaks seda näha. Vaat see tahtmine on palju öeldud, ma arvan, et see on sellist üks idee, mis tuli hüpoteetilisel tasandil ta tahaks teadusliku uuringuna, et ta saaks kloonida teise Mattiase, kes läheb üksinda reisile. Ja siis tema käest küsida, et oli üksinda parem. Oli siis nii hea, kui räägitakse või? Come on, tegelikult ei olnud. Ja siis sa vaikselt sujuvalt vanni nagu. See ei saa jätkuda, kloon peab surema. Tead. Aga sa õppisid ju mingi Taanis või kuskil või? Jah. Ja sinna sa läksid üksi, on ju? Jah. Okei, see oleks veider, kui sa lähed emaga. Ja õppima. Perega sa on nii hästi läbi, et me läksime terve perega 8 semestriks. Taani keel ära. Ai, sinna ma läksin. Aga kusjuures see oli Essa reis üldse, mis ma tegin üksi. Ja siis mul oli see, et mul oli 2 kohvrit ja basskitarr oli kindlalt vaja kaasa võtta. Ja siis oled kuskil. Ma kujutan ette, kuidas sa Taanis tulid lennujaamast välja, uus elu. Aga tõesti, ma ei mäleta üldse nagu, kuidas võimalik oli, kas mul siis... Mitte, et ma nii vana olen, lihtsalt mul võib-olla siis ei olnud nutitelefoni, mitte, et neid ei eksisteerinud siis, kui ma noor olin. Ei, aga ei olnudki ju. Ma otsustasin välja printida võib-olla paberil lihtsalt. Aga see lisab selle asja, et sa võtad selle 5110 ka välja ja kus see takso? Et siis ma olin reaalselt vist pähe õppinud, mis ma pidan tegema, et lennujaamast võtad selle, võtad kuskile Kastrupist, võtad rongi, sõidad kuskile. Ma ei tea kuhu, kus sai rongi peale, ja siis hakkasid, ma jõudsin liiga vara kohale, elu sees pole üksi reisinud. Ja siis oled kuskil rongijaamas, mis on nagu põhimõtteliselt võrreldav võib-olla, et mitte kedagi solvata Haapsalu rongijaamaga, väga ilus rongijaam, aga suuruselt nagu. Ja siis passin seal 2 kohvrit ja basskitarr. Kuskil nurgas siis hakkavad inimesed tulema nagu ilmuma sinna, kes sa eeldad, et on samasse kooli lähevad. See on seiklus ju. Yeah. Kujutage kõiki neid mustvalgeid filme ette. Just. See, kus sellest Metsikus läänes on see üks väike vaksal ja siis Mattias Naan on ülikonnas seal, basskitarr, 2 kohvrit. Aga kas sulle ei meeldinud see siis või, kui sa läksid sinna? Ma arvan, liiga suur pinge oli. Praegu ma võib-olla... Samas, võib-olla ma ei oska romantiseerida seda. Minu meelest on mugavam, kui sa saad Waze'iga ja Uberiga sõita kohale ja sa saad teloscrollida. Ei näe, mis ma räägin, on see seiklus nagu. Seiklus ei tore, nagu kindlasti tegi must mehe ikka, noh. Yeah. Aga ikkagi seal bussijaamas või rongijaamas oodates oli see, et Essa inimene, kes tuli, et fucking lätlane. Ja siis saad aru, me läheme samasse kooli. Ja ta oli su parim sõber. See oli naine. Seega ta ei suhtunud mitte kunagi temaga. Sa ei julgenud. Oota, tal on minuga samal päeval sünnani, et me alati Facebookis seal lõustaraamatus, et oma eakohast väljendit kasutada, seal lõustaraamatus ikka vahepeal tead, jagame asju. Aga jah, lätlased idioodid. Basskitarr oli milleks? See oli lihtsalt nagu, et sa saad nagu ühikas... Jah, et ma saaks ikka släppida veidi. Et see üks sildu. Sõpru saada. Keegi on kuskil. Juba on nagu peaks sotsiaalsed mängud olema ja õhtune tutvumisring ja siis kostab teise korruse ühikast.
Yeah, party over here! Oota, et see Loida karakter sealt Multinektor poisis, see ongi see tüüp siis või? Lauri Saatpalu triiksärgiga. See, kus mingid tüübid saavad keppi ja siis nad on mingi akustilisega, hakkavad Wonderwalli mängima. Maite, sul on ainult bass kaasas. Oota, mul pole ämpi siin, ma ei saa. Oota, ma ühendan kiirelt sinu toas ära selle. Ai kurat, ei tule, praegu on häälest ära, ma ei oska panna ka. Enamus inimesed tegelikult kuulavad mussi nii sita kvaliteedi pealt, nad isegi ei saa aru, mis selle loo nagu bassiliin oli. Aga tegelikult see bassiliin käis midagi natuke nagu see. My god. Aga mine seiklema, Mattias. See teeb elu huvitavamaks minu arvates. Miks? Kuigi, nüüd ma ju käisin ka just Hispaanias ja nüüd ma sain nagu aru, et ma ei viitsi enam üksi reisida. Ma sain nagu see täis, nagu jah, igav oli. Sest tavaliselt ma nagu kohtan inimesi ka ja seekord sa kedagi ei kohanud nagu. Nagu proovid, vaata, siis näed, et ei. Kas sa neile otsa ikka vaatasid või? Proovid nagu, vaata. See, kas Putso käib üritamas inimestega tutvuda nagu nii nendes olukordades, kus Barcelonas, vaata, suur metropol, kujuta ette, sa oled Tallinnas, elad oma igapäevelu ja siis mingi suvaline kuradi Indoneesia jörm tuleb, loodan tutvuda. Mul on kohti, kus olla täna. Can I practice my English? Ei, see tutvumine, vaat see on see, kui sa oled valgete inimestega koos, on ju, kuskil vaesuspiiril asuvas riigis, teie olete oma resordis ja seal on see, et on ju tutvume. Aga Barcelonas inimestel on töökohad, neil on kohti, kus olla. Hendrik keset mingit Raekoja platsi, keskväljakut, keset riigipööret. Hey, anybody wanna have a drink? Hola. Me llamo Hendrik. ¿Cómo estás? Me gusta. Ma ei tea, kuidagi seal Paalil oli palju lihtsam kuidagi. Ja seda ma mõtlesingi, ongi kus juures, noh. Paalil on, jaa. Ja siis seal on kõigil nii igav, et nad tahavad tutvuda. Kui sa oled mingi... korra kiiremini nii igav. Peaaegu vastusin. Tore. Paalil olles ma mõtlesin, ma võib-olla pean tegema selle. Et võib-olla kas oleks mõttekas Eestis osta endale roller? Ma olen ka mõelnud selle peale. Sest et suvel, nagu sul on tegelikult 6 solid kuud, millal saaks rolleriga sõita. Tallinnas eriti, kui me oleme. Iga aastaga on rohkem tegelikult rolleri kuid. Jah. Aga selles liikluses, kurat, keegi seletas jumala hästi ära, miks alguses ma sain rolleri süütuse kaotasin Tais. Meil läksime maandusime kohe pimedas rollerid. Sama. Et on ju täielik šokk, nagu mida vittu ma teen kogu pagas seljas nagu ja siis veel kuskilt mäest üles, aga siis pärast harjusid ära. Kui ma poleks seda teinud, ma tõenäoliselt ei võtaks siiamaani Paalil on ju rollut. Aga saad selle kätte ja siis keegi seletas ära, et alguses tundub täiesti kaootiline, kedagi ei koti mingid reeglid, väga punasiga minnakse üle on ju. Ja siis ta ütleski, see on nagu suure pildi erinevus on see. Eestis ja lääneriikides on see, et kõik järgivad reegleid, kõik eeldavad, et kõik järgivad reegleid, kui seal on üks halb nagu kuradi, mis see on siis, lammas või? Üks halb tegur, siis ta keerab kõik perse. Aga seal on niimoodi, et lihtsalt jälgi, et sa pihta ei saaks. Kõik jälgivad, et sa ei teeks midagi, et kõik annavad sulle teed tegelikult. See on kuidagi voolab see asi nagu jah, iseenesest see nagu ökosüsteem. Kõik eeldavad, et keegi võib neile kohe sisse sõita või seisma jääda. Et kui ma sõidan nii, ma näen, et 3 inimest on mul selja taga, ma võin põhimõtteliselt kohe keerata paremale. Nad on justkui wired, et nad teavad, et see vend võib kohe mulle ette keerata. Kontrollitud kaos. Mul oli ka see, et ma olin esimene kord, kui ma käisin Tais, siis ma kasutasin esimest korda rolleriga seal ja see tuli suht kiirelt, see on nagu rattaga sõitmine ka lihtsam, eks ole. Ja siis nüüd ma läksin tagasi, ma jõudsin praamiga sinna Kopanjanile, tulin sealt praami pealt maha ja seal on kohe mingid tüübid ootavad roller ja mõtlesin, jaa, hüppasin suvalisele tüübile rollu peale, ütles, et ta viib mind nagu kohta ja siis ta hakkas nagu linnast välja sõitma juba, vaata, ja mul on nagu see, et kus sa viid mind. Ja siis oligi kuskil eemal oli juba
kiirelt vaatasin, nagu 4,9 oli review, vaata Google'is, viskas maha, mõtlesin, anna mulle mingi hea asi, ta andis mulle ülitutika põhimõtteliselt mingi 600 kilomeetrit sõitnud rollu, mõtlesin, pole probleemi, ma olen siin ennem sõitnud, ma tean täpselt, kuidas asjad käib, panen need passipildid, passi jätad seal, vaata sinna ja see on alati see mõnus, jätad, paned passi ära, ülihea tunne ja siis mõtlen, probleem ei ole, hakkan hoovist välja sõitma ja seal on niisugune äärekivi ja ma sõidan niimoodi rämeda pauguga vastu äärekivi, vaata, ja ma julgen tagasi vaadata, mul on nii piinlik, ma lihtsalt sõitsin minema sealt, mõtlesin, võib-olla selle passiga siis nagu... No worry, I have 2 eyes, is even wider vision, yes. If you look at passport closer, it says invalid. Invalid, it doesn't. Invalid, tähendabki invalid. Kes selle tõlke tegi? Sa ei kehti enam inimesena. Mida munni? Oh my god, leksikon, come on, sõnaveebi toimetajad, muudame ära. Ei no, kui kurat neeger enam öelda ei või, siis invalid on ka kuradi, viskame selle ka välja. Ei no, mis järgmiseks? Järsku ei tohi imbekas ka öelda. Varsti ei tohi ATH ka öelda enam. Tõmbame lihtsalt eebliga maha mikrit. Et seda osa siis monetiseerida ei saa. Seda ei saa. See on otsustatud. Aga kusjuures tänase osa sponsor on BISFest 2026. Juhuse tahtel täna on pühapäev ja kolmapäeval, neljapäeval, reedel, laupäeval on esimest korda maailma ajaloos, Tallinnas vähemalt, siuke asi nagu BISFest, BIS Comedy Fest. Väga hea meel, et võtsin oma kohustuste hulka koos Punsoga ka ühe festivali korraldamise, esimest korda teen sellist asja, pole kahelnud ühtegi hommikut, eriti kui paanikaga 6.30 ärkan viimast 7 päeva järjest. Tore, ürituse korraldust soovitan kõigile. Ja algab 1. aprill, naljapäeval. Seega kontseptsioon on üli läbimõeldud. Jah, selles mõttes küll, selles mõttes väga läbimõeldud. Algab, kui sa ei näinud veel kuskil, ma olen nii palju pannud metasse raha, tegelikult pole üldse pannud raha peal, kui sul pole ette tulnud, algab 1. aprillil Pommeelipäev live show'ga, see ei ole nagu see podcast, see on live show. See on nagu selline late night show, seal ma teen niisama väikse intro-monoloogi, seal on mingisugused teised artistid, seal on teised koomikud, seal tuleb mulle külalised, seal on Punso on behind the scenes, kui sa tahad kunagi näha Punsot nagu assistendi rollis, siis sellel õhtul ta peab kahjuks olema, sest me hoiame nagu tööjõukulusid kokku. Oleme üksteise showdel abis. Siis, muss peab ka olema, sest see on selline asi. Siis järgmisel päeval on Punsomaania. Mis seal on? Seal on, mis seal ei ole, eks ole. Kuradi otsingu lood. Seal on, ütleme niimoodi. Kas te tahate, ma teen ise selle BISFesti? Sa juba ühe korra tegid, ei, sa ei pea. Selleks me sind kutsusimegi. Aga mis on lahe asi on see, et mis me täna rääkisime ka, sealt saab neid pissi kokteile. See on nagu asi, mida te pole ennem saanud. Mis me oleme surunud pikalt, on Skinny Piss, seda kõik teavad. Mökust on juba, ma kuulsin, et Tartus on see põhiteema, Skinny Piss, viin, laim, piss mullivesi peale, pool purki ja alles saad selle purgiga kaasa ja hästi tüütu, 2 kätt hõivatud, aga lahe jook. Staatuse sümbol. Aga nüüd esmakordselt paneme menüüsse ka sellise asja nagu vanapiss. Mu venna lemmikkokteil, mida saab piss mulliveega teha. Shot vana Tallinnat, rohkelt jääd mullivesi peale. Kui sa oled mõelnud, mis tunne oleks heinast mullivett juua, mis joodab sõgu täis. Vanapiss. Ma ei ole isegi maitsnud seda, ma olen põneval, kuidas see nagu on. See on, see näitab, kas su sünniaasta algab 1908 või 1909 või 2000. Okay. Siis on reedel Big English Comedy Show. Ingliskeelne komöödiaõhtu, mitte teile kõik, kes te kuulate. Aga saatke enda sõbrad, teil on kindlalt mingi välismaa. Kui teil on mingi välkar, mingi Vice'is töötav, mingi Pedro. Taksojuht. Kõik, kes te tunnete, et ei ole eestlased, aga elavad Tallinnas ja tahavad ingliskeelset meelelahutust, siis BISFesti 3. päev. Glammis. English Comedy Show, see on tavaline stand-up, aga ingliskeeles, ehk siis mitte eestlastele. Jah, et selle puhul kõige vähem seletamist isegi. On küll, jah. See on päris stand-up. Ja kui Punso jutt Punsomaaniast ei segaseks, võib-olla meil kõik inimesed ei kattu kuulajad
pane YouTube'i lihtsalt Puntsomania, sul mingi 6 osa vähemalt üleval, seal saad ülevaate. Või kui sa Kohtingu lugudel käinud, seal on sarnasusi. Jah, täpselt. Jah. Ei, see tuleb lahe, ma räägin lihtsalt seda, et meil on ka külalised, ma ei ütle, kes nad on ja tulge kohale, siis saate teada. Ma olen ise väga põnevel selle üle. Mulle meeldib, et mingi energia kohe muutus. Tähendab, Pissfest. Ja viimane päev on meil ka Gong Show. Gong Show asi, kus mina pole kunagi käinud, aga ma ka ei ole. Meil on väga hea koomik selleks Eestis olemas, kes seda runnib. Tema nimi on Kaspar Kikerpill, võib-olla teate teda kohtades nagu koomikud ja küsimused. Ja Teidile sinuga. Ta pani YouTube'i ka vist selle mingi paar aastat vana Gong Show, et kui sa tahad aru saama, mis asi Gong Show on, siis YouTube'i kanalil HHTV. Just. Ja kui sa tead, kas ta oskab klikke saada või mitte, siis ilmselgelt oskab. Harimati on ka thumbnailil. Seal ta oli esimesel Eesti Gong Show'l, oli Hari ja Sander olid kohtunikud, nii et tegelikult nagu põhjendatud thumbnail. See on siis laupäeval Gong Show, ma ei tea, mitu sinna tuleb 10 või 15 koomikut teevad võidupulli, rahvas valib, kes võidab. 12-13. 10 on, me paneme avalikult üles ja siis sinna jääb ka paar üllatust, kes on ka päris huvitavad. Ja kui sa tahad, kui sul mingi asi, väike sügelus kuskil tekkis, kaelna all või ninas või allpool nende showde peale nende showdel peale, siis eksklusiivselt ainult teile, kallis kuulaja. Sooduskood pohmellipäev. Kõik väiksed tähed. Pohmellipäev saad tähega ka 15% alla igast piletist ja kui sa ostad ühe pileti ükskõik millisele Pissfesti üritusele, saad teise üritusega odavamalt, teisele üritusele odavamalt tulla. Ja unustasin täiesti ära pärast Gong Show'd on ka suur järelpidu, meil tuleb Meister Jaan teeb laivi, meil on DJ Daniel Weinbergs ja Maiduk teevad back-to-backi, DJ Kristel Aastlaid, DJ Gita Siimpoeg teevad back-to-backi, võib-olla ka Patu tuleb isegi, paneb omale väikse mullet paruka ja kiired prillid ette ja tuleb Püha Johannes DJ-na ja võib-olla, kui meil muud üle ei jää, siis võib-olla Sten-Erik Allikas pool tundi teha ka DJ-setti enne, siis kui me toole kokku paneme. Ta on Sky Plussist ikkagi. Jah, ta on ikkagi Sky Plussist, temaga tuleb ka nii-öelda see üleüldine know-how ja tunnustus, et ikkagi mainstream on ka meid omaks võtnud. Nii et näeme show'l, pohmellipäev, sooduskood, tõenäoliselt näeme minna enamustel show'del vist võib-olla kas uksel või laval? Uksel ja lava taga ja seal niimoodi närvitsemas. Või maja kõrval magamas järelde küsima puntsalt, et kas mulle avantsi saaks veits teha, et nägid küll seda seisu. Ja võib-olla näeb ka Miikael. Me ei tea kunagi, kuidas need asjad lähevad. Ja siis Pissfest läbi, nädal aega korraks hingetõmmet ja siis juba Miikaeli tuur. Pissfest 2026, piletid fienta.com platvormil. Oleks nüüd siin midagi panna, aga... jah, see reklaam, mis sa tegid, see oleks mõne äge tegelikult. See oleks väga ainult siia panna see. Jah, see oleks üliäge. See oleks nii äge. Tead, ma tegelen sellega väga kiiresti ja ma lasen selle siia vahele, sest see on tõesti... Ja ta siin samas putis filmis, see on siin tehtud ja see on parem, ma ütlesin... see video hoopis, ma mõtlesin nagu seda helireklaam. Ei, ma mõtlesin ka, aga sa tegid selle ka siin. Jah, ja selle tegin ka siin. Kõik on siin. Magic happens here. Magic happens here. Nii, nüüd on... Mis meil selle nimi oli? Aha, see... Pissfest final. Final revised. Final without fart noise. Nii, siis võime tegema. Olge vait. Nii sai panna Bluetoothiga. Kas sul üldse on seal mingid asjad salvestatud või sa midagi saad panna? Midagi ma saan, midagi on mul, aga... Sa ei julge. Ole vait. Fuck, kus see on? Nii, tuleb. Are you ready? Hui tuleb ju. Nii palju tehnikatega. Ole vait, Punso. Miks sa ei tee?
Yeah! Aga haige asi, kõlab nagu mingi päris festival. See on nagu see on päris asi. Jälle rõhutame üle kõik piss-related asjad, see on päriselt. Nagu need näete, purk on päris, see ei ole mingi tüngatoode. Me oleme buss saab aastaseks, sellepärast meil on ka S-aprill. Me launchsime S-aprill eelmine aasta. S-aprill nüüd on esimene Pissfest. Festival, see on päris asi. Tegelikult ka see ei ole, me ei pane mingit nagu reklaamiraha selleks, et mingi elaborate pranki teha, et teeks aasta hiljem veel mingi callbacki sellele, et mäletan, me tegime fake toote nimega Piss, nüüd on fake festival jälle S-al aprillil. Kogu karjäär on fake lihtsalt. Inimesed tulevad 1. aprillil kohal ja Matis on seal idioot. Väga tuus. Ma Puntsole enne mainisin, et käisime täna T3 vaatamas ja kuidagi nagu palju detaile on vaja läbi mõelda. Mul üks juhe jumala kokku ja siis ma sain aru, et mul on väga mugav elu olnud. Nagu ma juba enne rääkisime, et kõik on kuidagi ette ja taha ära tehtud ja lähed lihtsalt käed taskus kohale sinu tuurid ja põhimõtteliselt mu enda tuur samamoodi. Elerin tegi kõik ära lihtsalt nagu sai ainult sisule mõelda, nüüd veidi on nagu see, et oh god, muud asjad ka. Ega ta nii keeruline ka, T3-s ennegi showsid tehtud vist. Selleks on vaja seda Sander Õiguse mingisugust multitasking aju, sest et Sander Õigus sisimas on naine tegelikult, sest ta oskab väga hästi multitaskida. Mul on see teooria. Sest et see oli pro-naised välja nagu seisukoht, sest naised on väga head multitaskijad. Cool vaikus teie poolt. Ei, tuus. Lahe. Reklaam. Piss. Jaa. Ei, sa saad hakkama küll, Mattias, see ei ole nüüd nii keeruline. Fine. Sa ehitad selle keerulisemaks. Ei, Mattias on ülitubli, ta on kõik asjad, ma räägin kõik, meil lähevad need reklaamid lähevad ka vaata sinna, mis see on, ekraan. 10 sekundise video. Digipostri reklaamile. Selle saad ka panna siia kuskile peale pärast kindlalt paned. Aga võib-olla saame need kokku panna need asjad üldse ka pärast ju. See on ju haige. Ma saan luupida. Muidugi, teemegi seda. Tere jälle. Selles mõttes on jah, et Mattias on nagu mees nagu orkester, teeb kõik asjad valmis vaata. Et... Kui mulle veel stand-up ka meeldiks. Unstoppable. Tiit Sokk, noh. Mulle meeldib see väsimusdeliiriumis Mattias, see on teine inimene. Aga Pohmelli peab live show. Oh shit. See ei ole mingi stand-up kutid, see ei ole isegi podcast, mitte see on show. See on isegi nii, et kui keegi küsib, mis see on, siis ma ka ütlen neile, türa ma ka ei tea veel. Aga mul on väga hea tunne juba sellega, ma juba ootan seda veits. Ma saan seal teha asju, mis võib-olla ei mahu stand-upi formaati, mida oleks veider teha mingitel open mic'idel või kuskil feed setis. Korvpallikorv näiteks, oleks selle lavale tuua või mingid sellised asjad. Me rääkisime juba 5 aastat tagasi, et me ei too seda teemat. Kui keegi koomikutest ütleb korvpallikorv laval, siis kuulajatele, mitte asjaosalistele ja mitte teadjatele, see on siis väike viide üritusele, millest ma olen siin kahjuks 78 korda rääkinud, nimega Nina ja Vunts, kus Tigranil oli kindel soov, et mingi lahe Jordani kossukorv võiks ka laval olla. Kordagi me vist ei kasutanud seda, aga lihtsalt oli korv seal. Asi, millest mööda kõndida ja kuhu võib komistada. Ja noh, eriti kui siis show ei tule nii epic välja, kui kõik eeldused olid selleks, siis see, et meil olime pannud ka mingi kulurea selle peale, et oleks seal kindlasti lahe Ballsi logoga korvpallikorv. Selle ma loodan, et me Pissfestile ei vaata tagasi ka aasta pärast. Ei, Mattias Naan on õppinud. Me oleme õppinud, me ei lähe, kui me oleks Pissfesti Alexelasse pannud. Oh, buddy. Kultuurikatlas, 5 päeva. 5 eri ruumi, show'd. Tule, saab keegi tulla. Saab keegi tulla või? Kas me saame Kultuurikatlasse nagu suure kardina tõmmata umbes 10% pealt? Mingi lint panna või? Ära pane kõiki müüki.
kaota see floor plan ära, tee nii, et ei oleks näha, kes ostnud on. Kas teil saab ka nii teha, vaat nagu sa saad seal Unibet suurhallis, saad panna nagu kardinad ja siis teha selle Unibet Blackboxiks. Just tekski. Kas me saaks kultuurikatla Blackboxiga teha? Teeme. See oleks lahe, kontseptuaalselt vajalik. Lükke oleks see pigem. Teeme hoopis niimoodi. Lahe. Ei, ma võtsin mingisuguse, et see, mul ei ole väsimust deliirium, ma võtsin just selle mingisuguse, Kaspar tõi mingisuguse veidra, mitte veel turul oleva energiajoogi vist. Võtsin selle sisse, lõhnas veits nagu starter ja tuli see vana kooli pauk sisse, sest ma D3-st tegin veits vea, ma võtsin Pitski. Pitsi seal viskid, sest et keegi kõrvalt võttis ja siis kuidas ma siis ei võta. Ja tead küll, kui sa käid ruumi vaatamas kell 4 päevasel ajal. Ja majatuled on peal ja keegi kuuled kulk. Ja et vala mulle veel üks igatahes, mis sa arvad, kust kohast me hakkame umbes neid toole laduma siia? Mis teil protsent oli? Essa asi, mis ma olin, rääkisin Henrile, et Henrikule, ei joo, Puntsa, viitsid rooli minna. Siis ma tulin Bolt Drive'iga sinna, et siia edasi tulla nagu täielik idioot. Ja just mõtlesin, ma teen nagu kuni Pissfestini teen pausi, aga siis kuuled. Esimene inimene, kes pakub seda, muidugi. Muidugi teeme. Ehk siis väike viski, mul on late breakfasti peal, kell 1 sõin hommikusööki ja siis tegin kell 4:30 D3-s väikse viski, majatuled peal ja siis hakkas väike vässu peale tulema ja siis leidsin siit ühe Kaspari toodud energiajoogi. Nii see ongi. Nii äri tehaksegi, vaat sellepärast sul sujubki ärimaailmas, Mattias. Et no, see mees, kes teeb teistega pitse, ükskõik mis kellaaeg, ükskõik mis kontekstis, ükskõik mis autovõtmetel parasjagu taskus on, selle mehe diilid lähevad läbi. Teda partnerid austavad seda meest. Ma just kuu tagasi, kes on see üks mingi ärimees, Puntsa, sa kindlalt teed mingisugune heledate juustega mingi minust veidi vanem ärimees, kes käib Londonis linna peal, küsib, mis su kellegi mingi unistus on, jah, mis su unistus on, ma aitan sulle selle teoks teha, tahad DJ-ks saada, mis me tegema peame, blablabla. Siis tema rääkis oma mingist saamisloost, et jäi mingist kuradi, ma ei tea, 500 miljardi suurusest diilist ilma, sest ta ei olnud nõus nagu pitsi tegema mingi tüübiga, kes oleks siis ta ettevõtte ära ostnud. Ja sa mõtlesid, mina mitte kunagi. Mina mitte kunagi. Aga noh, läks tekst muidugi edasi, mis tõestas, et ei peagi tegelikult jää endale truuks ja mis iganes, aga sealt ma ei viitsinud edasi. Okei, seal oli punkt, liigume edasi, ma olen kõik õigesti teinud. No ikka teeme ju pitsi. Muidugi. Eks väga mõnus. Väga huvitav, mulle isegi ei pakutud seda pitsi seal selles mõttes. Ma oleks sulle pakkunud, aga siis ma mõtlesin, et ma ei saa. Ja tegelikult ma ei oleks vastu võtnud ikka, sest mul on nagu ikkagi, ma suudan ei öelda. Jah. See Must be nice. See on Pissmullivee juhatuse dünaamika nagu. Et üks ei suuda ei öelda, teine suudab ei öelda ja kolmas, see on mõistatus. Mina olen mittealkohoolse poole peal ja Mattias tegeleb nende kokteilidega. Kudid üks suur tuleb jälle see voice, vaata kell 1:30. Üks uus kombo on päris hea. Olete te pannud Riga balsamit. See oli ainuke, mis mul oli. See peab olema täpselt 2007. aasta pudel. Siis on hea. See kurat, see polnudki piss, mis ma praegu siis valasin. Minu paha. See oli müüta autos. See oli torusiil. Hitib ikka sama hästi. Ma just feedis nägin, üks päev tuli mingi selline slopp ette, et tüüp, kes teeb põhimõtteliselt, mulle tundus nagu, et iga päev video, kus tal on lihtsalt suur klaaspurk ja ta valab erinevat värvi monstereid sinna ja siis segab neid monstereid kas teiste monsterite või mingi suva asjadega. Ja siis nagu, ja terve video ongi see, et noh, et täna ma panin Kreeka jogurti roosa monsteriga purki, segasin ära ja nüüd ma joon sulle ära ja siis ütlen, kutid, see oli päris hea. Et võib-olla see võiks sinu konto tuleviku suund olla. Et täna siis võtsin 3 jalast ühe selle kuldse Rooster Roho. Vaatame, kuidas see Pissmulliveega koos on. Pole paha, kuid pole paha.
et saada õige balanss, pidin kasutama ära kastitäie pissmullivett. et õhtuga see pudel alla hingata. Ma olen täna 19 liitrit kusenud. Ma ei saa aru, kust need lisakilod tulevad, ma ju joon vett. Kõik kokteilid on see kinni. Siis miks mina pole see kinni? Miks mina fett? Kui ma uus kokteil Mattisele, fat bitch. Viin, mis vaja on? Viin, mullivesi, kondenspiim, väikese suhkru kirss, vahukoor ja tervist tuleb. See kokteil, mis ei hiti. Sa pead võtma 15 tükki ja siis saad ka alkoholimürgituse, kui sa lõpuks saad ja oled paks ka veel. Lõpuks isiklik baarilaud. Ainult head ideed. Yeah. Hei, neid kokteile peab veel tegema nagu. Siis iga selle video lõpus, kas kellelgi oleks maksa anda mulle? Palun. Ai, maksa ei saa siirdada. Neeru saaks küsida. Küsida. Kui ma hästi kenasti küsin. Kuule, sellepärast ongi hea. Sa oled inimestega pitse teinud, inimesed teavad see. Kõik on nii, et jau, kuule, räägi sellist asja. Sul mõlemad või? Miks mitte? Mattias saadab Messengeris Neeru küsimuslingi. Buy me a kidney. Ma arvan, et teil on lihtsam nagu kokteilide repertuaari laiendada, kui te jõuate nagu järgmiste pissideni. Et võib-olla selle vanillapissiga on natuke kitsam valik, kuhu saab siit edasi liikuda. Et kohe, kui te jõuate ka teiste pissivärvideni. Juba märkmeid tegemas. Pissivärv. Piss jälle punane. Maasikapiss. Ja peas juba jookseb, okei, siis ma filmin seda nende Ray-Ban metaprillidega nagu, et ma oleks kusele ja siis vetsupotti voolab sellist erkrohelist ja siis meta Ray-Bani prillidest ma võtan Punso numbri, helistan, et karjun, et Punso kuulema, piss on roheline. Ja siis Punso vastab, ja see on see uus laarm, mis see on see uus monster piss. Seda ei saa vist teha. Nad ei tee ju kohalikke kokteile koostöösid. Monstriga ei tahaks isegi. Jah, vabandust. Vaata, meeskes oskab ei öelda. Ma oleks kohe kõik põhimõtted aktast välja. Miks Monster, kui te saate ise teha lihtsalt rohelise, varastage natuke Tarhunni seda koostist, ärge kunagi kreditige neid ja siis lisage mingi törts kofeiini, tauriini, nagu need energiaveed, et mingi Piss Energy. Piss Energy. Ja selle nimi oleks Tarmunni piss. Me ju lihtsalt pole halbu mõtteid ju, pidi olema koos. Ma ütlen, selle tootega saab igale poole minna. Yeah. 360 kraadi, kõik suunad on avatud. Väga mõnus, jaa. Praegu tuli mõte, vaata kunagi olin pastakad, kus on 5 erinevat süsi sees. Suhke purk, kus on 5 erinevat jooki sees. I feel like green piss today. Klikiga piss. Jood selle ära pärast ja seks jätad ülejäänud on ju. Siis seisab, vaata, et nüüd ma tahaks seda nikotiinimaitselist. Annan liiga palju tasuta asju ära. Või siis eriti odav ja ratchet lahendus, et tehke nagu külma teed. Et te müüte ikka tegelikult seda sama vanillapissi, aga teises karbis on teekotid kaasas. Kui sa valad see kruusi... Meil on kuulaja. Ma panin Bluetoothiga. Võta vastu. Seda ma ei saa võtta. Jesus Christ. Ma
Mattias on nii vana, et tal oli eelmise sajandi telefon helises. Lauatelefon kontoris. Ma pean selle ka pildistama nüüd. See... Türa, mis ma just tahtsin rääkida? Vahet pole. Igatahes pissile nagu teekotid, aga võib-olla tee külmas ei lahustu, võib-olla siis need peavad väiksed pulbrikotid olema, kus siis sa valad ise selle juurde pissmulli veele, segad ära ja nüüd sul on maitsega piss. See mõte meil oli, ma nägin, et keegi teeb seda, et sul on põhimõtteliselt, et need ongi vee maitsestamiseks paketid väiksed. Ja siis lihtsalt osta piss ja tee oma maitse, aga siis miks need ei võiks lihtsalt Amazonist ise osta kastitäit eri maitseid ja siis valata, miks see peab piss-packet olema. Aga pissikott oleks päris hea nagu kõrvale panna. Kusekott nagu kõrvale. No sest see on kodumaine, see on Eestis toodetud. Ja. Mingi väike... Koostöös mingi taluga. Taneli kanadega. Munavesi. Majonees. Jolkpiss. Majoneesi vesi. Majoness. See on uus lioness. Munavalge piss. Oota, kas te juba rääkisite sellest saatest ka või? Ei rääkinud. Meil on vaja minna... Võib-olla me ütle kuhu saatesse. Jah, meil oleks vaja minna ühte saatesse. Kutsuti siis Pissfestiga. Aga see on täpselt samal päeval, kui on minu show, on salvestus. Ja seal esialgu nad pakkusid, et me võiks teha seal äkki Puntsamaaniat miniformaadis, aga kuna seal pole publikut, siis see tundub väga mitte õnnestuv formaati, siis sina kui hallkardinal, paljud ei tea, kui sa näed mingit head mõtet, mida mingi koomik on teinud, see on enamasti 50-50 chance'iga on see Miikali mõte, mis ta on teinud, nii et kellegi tõmbanud kõrvale open mic'il. Ma ei ole ise ühtegi nalja kirjutanud. Kui neid nalja teeks saavad. Sina tuleb mingi tõstina. Et Miki, äkki sul on mingi genius mõte, mis me saaks teha sellises mainstream saates? Saate formaat on siis see, et on saatejuhid, publikut ei ole ja sa oled stuudios kuskil või? Jah, stuudios, et mitte öelda, mis nimi sellel on, siis tavaliselt on 3 saatejuhti, aga nad teevad vahetustega, nii et tavaliselt on 2. Ja see on tihti, kui meil on hommik, lõuna, õhtu, siis see on pigem seal päeva lõpus või? Lõpupoole, jah. Ja see tuleks välja 1. aprill kolmapäev või? Jah, kolmapäev ja nagu pärast minu show'd põhimõtteliselt. Mis oleks veits hilja niikuinii. Jah, pommellipäeva nagu live show'd ei pea seal mõtlema, nagu, sest seda see ei aitaks niikuinii. Aga me ütleme, et edasis Pissfesti nagu. Laske neil huupi pakkudes sarnastele saadetele. Tihti meeldib igast mingi lolle neid, kus nad saavad ise ka sealt laua tagant välja tulla ja tordiga näkku asju teha. Et kui te tooks mängu selle ühe sinu kõige kuulsama sketši, mis oli see klassikaline, see, et kingakarpi oli pandud piss, Ülenurme kraanivesi. Jah, aprill on nüüd tünga päev ka niikuinii. Ja siis sa lased Bobil või kes iganes seal võib saatejuht olla, maitsta neid ja siis et see on mingi selline füüsiline sketš on ehitatud, et võib-olla promogigi seda Pissfesti nurga alt, mitte ainult selle kohtingulugude nurga alt, sest nagu neid bitte on raske teha seal formaadis, aga sellist füüsilist, et eriti kui sa kaasad selle pissmulli vee ja et mingi arv ära, et me ühte valasime, et tõenäoliselt tead, kuna see on televisioon, sa päris seda sketši osa teha, et ühes on sitt, kahjuks. Aga võib-olla et kuskil on veits, mingi Ülemiste järvevesi või selline nabatolmuga leem, kesklinna kraanivesi või midagi sellist. Sa tapaks ära ennast, kui sulle keegi. Mul sealt tuli see, et äkki sa tahad ise tulla ka sinna kaasa, sul on ju ka või on sul äkki tulemas mingisuguses sarnases vööndis mingi saade? Eks sul on ka tuur tulemas, me saame teha topeltasju.
ma ei tea, kas ma too päev viitsin. Ma mõtlesin, et ma tahaks seda pohmellipäev laivi vaatama tulla. Okay. Õige, noh, kurat. Võtsid sõnad suust, ma tahaks ka tulla. Kuule, kui sa tahad ka, Fendast saad pileti, pohmellipäev on sooduskood, kasuta, saad pileti vigi. Vaatame. Ma arvan, et minge selle Piss Mullivee ümber ja see, et seda on nüüd aasta aega olnud, on ju. Võib-olla te saate mingi sinna vahele, nad saavad montida mingi klippe ka, ala see, et noh, Ormoja kuskil Jenkis hoidmas Pissi purki, ütlemas, et noh, parim mineraalvesi investeering, mis ma olen teinud viimase aasta jooksul. Ja siis tagasi stuudiosse, et noh, ja nüüd teeme nagu pime testi, on ju. Et siin on Piss Festival baaris pakutavad kokteilid, kas arvad ära, mis on? Just. Joodame need täis. Just. Aga kui pime test on, siis võiks mingi päriselt pime inimene ka olla. Sest ta võidaks kindlalt, neil on nagu see kõrgendatud maitsemeel. Just. Ka kultuuri osas. Nii et ta tulevad ka... Stenil on mingi bitt, et... Räägi ära. Et... see on niikuinii kuskilt võetud ju. Ei. See on Andi oma tegelikult. Ei, et kui sa, lihtsalt see premiss on see, et kui sa paned nagu kotte, et kottidel on need maitseelundid või mingi asi, vaata. Aha, ja. Siis, et noh, et tipid nagu ja siis võib-olla üks saatejuhtidest võiks nagu teabagida. Ärge nüüd vaadake. Ma olen kindel, et toimetus annab rohelise tule kõikidele nendele ideedele. Aga see oleks ju tegelikult lähe, kui me päriselt lähme toome Lasnamäelt või ja nagu selle asja nurga alt ka vaata. Ja äkki sellest on isegi video vaata, kus me saame nagu kellegi kraanist vee, siis me saame teises selles, me saame natukene nagu teha Tallinna mingit seda ka, et mis on vahe vaata. Kuule, ja siis üks on see. Aga ma ei viitsi, Tartu ma ei viitsi küll sõita. Ei no, vaat seal on see, mis mina olen alati öelnud, mis on faktuaalne, aga mingid Harimati-sugused vaidlevad vastu alati mulle, on ju. Noh, harimatud inimesed, kes tahavad, et neil õigus oleks, kuigi ei ole faktuaalselt. Sest sa saad Tallinna veevärgi kodulehelt vaadata, kus kohast, mis vesi tuleb. Ja umbes mingi Mustamäe kandist hakkab see piir jooksma. Nõmme ja Mustamäe on see, kus on puurkaevuvesi. Aga kesklinn ja mingid sellise, noh, kesklinna piirkond, Ülemiste, seal tuleb Ülemiste järvest ja see jookseb lihtsalt mingi filtrist läbi. Ehk need on kaks täiesti erinevat vett. Ja. Päritolu, maitse, vibe. Just, ja mina ei tee vahet. Siis me võikski võtta sealt Ülemistest ise läbi keeta selle ja siis saada ka neile. Ja. Ronime üle aia ja. Et esimeses kastis ongi see, et erinevate veede. Erineva vete degusteerimine veside ja siis kas te tunnete ära, mis on kraanivesi või mulliga vesi on ju see ja siis võiks teha üllatuse ka, et ühes on päris uriini sees ühte on kustud ka veits. Ei, aga paneme lihtsalt kollast seda maitse, mitte maitse, vaid värvi seda ja teeme selle prängi lihtsalt vaata, kui nad keeravad ümber, siis on nagu oota see oleks hea. See on tegelikult teha välja, kui teha samamoodi need pikk riba, isegi mingi 7 erinevat. See on töötav sketš, vaat, noh, see oli ju mingi, mis oli 200 000 laike. Ja selle miljon. See on miljon. See miljon. Kus jooksoovi läbirääkimised, kus jooksooviga miljon. Üks mida sai miljon, vaata. Putsa, varsti sa saad kuskile kuradi Ergo Kulla sarja niimoodi. Eesti telesarjades on alati seda ühte puudega tüüpi vaja. Henrik Punson, Värdo. Ja saad Ako Andersoni mingi sugulane olla või midagi. Uudo Kellap. Kuule, aga siis on ainult sitaks tööd vaja jälle teha ja siis on... Kust me pappkasti saame? Ole vaid, sul Mikkel on kõik nii kerge. Jah, sind pole isa peksnud, sul on jumala lihtne.
sul jah lihtne, kurat. Aga ei, tead, üks, mis ma olen pannud tähele seda festivali korraldades, on see, et kui sul oleks laps, siis see peksaks teda. Oleks laps, ma peksaks teda. Et need asjad kuhjuvad. Need pisiasjad. Kõrvaltvaatajale tundub, et mis see on, siis teete mingi kasti ja käite, toote vee ära, see on terve päev läheb raisku, et kuskilt Lasnamäelt tuua vett Mustamäelt. Kuule, Roger, elad? Sa ei ela enam seal. Okei, kuule, kust ma saan Mustamäe vett, kust ma lähed mingisse Circle K-st, saaks tegelikult võtta iga poolt ära. Tanklatest vist. Avatud ei pea minema sõbrale külla, kes mustaka enam. Tegelikult sa saad küll ju mingi tanklad või siis, ma ei tea, MyFitnessist või. Just. Selle saaks, aga see on ikkagi sõitpäev, siis on see karp, me seda ühte 3 variandiga asja minu meelest ehitasime siin 20 mintse nagu, et oleks, kleepisin eraldi, see oli mulle kunagi alles ka siin, võiskasin, kleepisid eraldi A4 sinna taha valge, et oleks nagu joogi värvi rohkem näha, et ei sureks ära. See on nii palju detaile. Samas äkki antud tere saate tiimis ja mingi inimene. Muidugi, delegeerime. Toimetajale. Jah. Äkki neil on olemas mingi sarnane kast juba. Ja see on see oht, et mis mul Essana tekkis, et see, et mis see on, nad on kindlalt teinud, aga see, et see on veepõhine, see on väga hea, sest see annab ka ülevaate Tallinnast, mis on hea. Seal nagu päris asju nagu ka arutada. Kus inimesed, kurat, nad räägivad meie mõigu vees siin praegu. On jah, Lasnamäel sitem. Yeah. Ma olen seal elanud, ma võin öelda. Võib-olla on kõige puhtam. Kõlvart on head tööd teinud. Kõlvart mulle meeldib. Kõlvart on hea vend. Ma olen ta podcastis isegi käinud. Võt Kõlvartit ma usun. Oleme koos taekwondood teinud. Oleme koos peaaegu taekwondood teinud. Võib-olla väikse mustkunstitrikiga kutsus mind ka podcasti. Võib-olla see ilmus ka Keskerakonna page'idel valimiste ajal. Võib-olla. Aga võit on võit. Sa oled Keskerakonnas või? Nüüd küll. Nüüd tuleb välja, et ta peaks igaks üks vaatama. Mattias on linnaosa vanem. Pole nimelt midagi ei juhtu. Tšura need teed täiesti valeda. Mattias, aeg on valida, kutsun üles toetama erakond. Mis asja? Okei, see oli... Mingi lastefond tegi kunagi kampaania, kus me justkui mängisime valimiskampaaniat, ma korra mõtlesin. Mattias on nii palju mingeid projekte teinud, et tulen kohale lihtsalt kättas. Legit ei tea enam, kuhu ta allkirja pandud. Mis asja, ma olen Keskerakonnas või? Õigus, jah, see oli see Kristeliga see sketš, mis me tegime. Me tegelikult ka, jah, kirjutasime küll. Fuck, ma mõtlesin, see oli filmimisleping. Ja me ei tahtnud raha ka, nii et... Oli jah plakat üleval, aga ma arvasin, et see on kuradi kohukese reklaam. Käisin jah Stalnuhhiniga Narvas. Tüda! Ma õppisin vene keele jälle ära. Perse küll. Sellepärast see Lindakivi kultuurikeskuse show oligi nagu veitseine, ma mõtlesin... Jumala hästi müüs nagu. Sellepärast ma viisingi sellele venelasele selle riigisaladuse. Jah. See ei ongi film. Seepärast mul ongi kõhutunne veider, kui ma Kapo majast mööda kõnnin iga kord. Mingi sonn tahanuses hakkab pärisema alati. Seega pissmullivesi on alati grillitsas olnud tegelikult. See on riss. Riss. Kõik on nii loogiline nüüd. Riss voda. Või voda. Ja pju... Ma teesklen, et ma ei oska vene keelt peatult. Täpselt nagu Kõlvart eesti keelega. Ei! Kas teil on siukseid sõpru? Punsa sul kinnat on, sul on mingid veidrad tutvused. Miikal, sa minu meelest tead 3 inimest komöödiast väljapool. Seega ma oskan hästi kiirelt sellele küsimusele vastata kohe. See on su õde, su õemees ja ema. Best friend. Oled sa näinud Miikal, keda
huumorivälise inimesega kunagi aega veetmas. No ühe korra peale seda ühte show'd tegi üks vana klassivend pilti, ta ütles jah. See on ainukene kord. Tegi tast pildilist. Tõmbas nahvi. Sorry, Dan. Ei tohi. Mul on mingid sõbrad, kes on nii, et muidu on häng, lõbus, aga siis, kui läheb mingisuguse äri või mingisuguse investeerimisjutu peale, siis neil käib mingi klõps ja siis on järsku vaja tõsine olla, isegi peol nagu. Et see on nagu mingi tuus asi nende jaoks, et nad kohe käivituvad ja hakkavad nagu päriselt rääkima. Nagu muidu on, ja siis on nagu see, et nii teed või, ei no nii ikka ei saa, et sa pead ikka mõtlema teistmoodi veidi, nagu kuigi just oli lõbus bänter, absurdi huumor, mis iganes, aga kohe kui läheb finantsijutu peale, siis neil läheb kõvaks. Teil ei ole? Ma ei räägi kellegi kuskist juttu. See tundub ju mingi hästi spetsiifiline demograafik, kellest sa räägid. See on mingi üks tüüp, kellest sa räägid. Tead küll, kui sa oled teiste 40-aastaste ettevõtjatega klubi vipis ja siis te olete just nagu head nagu triibud ära teinud ja kõik on tore ja siis keegi hakkab rääkima selle aasta majandusaruandest ja kõik on korraga maru locked in. Aga see on küll, nagu ma ülitihti mõtlen seda, et vaata peol või kuskil sa satud mingisse jutu teemasse, see on mingi esimene teema ja ma olen ülikiirelt oma peas, et ma ei viitsi üldse sellel teemal rääkida tegelikult. Oled sa mõelnud, äkki sul on tähelepanu häire, sest inimesi peab kuulama viisakusest ja naerma iga asja peale. Seda olen mina terve kodu. Ja nõustuma, kui keegi sotti pakub. Ja ütlema ja küsima lisaküsimusi. See on minu jaoks täiesti müstiline, kui inimesed on nii, et nad ei viitsi nagu kuulata inimesi. Mul on see, et mul on sotsiaalselt niikuinii ebamugav, kui mul pole näiteks minna kuskile. Ma olen mingil peol, on ju. Ma ei näe, et ma viitsiks, et ma lihtsalt läheks minema. Mul on lihtsam see, lahe. Punsa kaamera suri ära, tuus. Joppas. Piss Mullivesi esitleb Pissfest 1., 2., 3. ja 4. aprillil Tallinnas T3 ja Glammis. Maailma esimene sellenimeline komöödiafestival Pissfest. 4 päeva erinevaid huumorishowsid. Pohmellipäev Mattis Naaniga live show, Puntsomania, The Big English Comedy Show, Gong Show ja siis järelpidu T3-s Pissfest. Ja piletid kust? Fientast. Mingi siuke. Oleme pissipausilt tagasi. Oleksin peaaegu Puntsakaadri lõplikult nahvi saatnud, aga meil oli siin olemas meie vaimne liider ja guru Mikael, kes ütles kriisiolukorras ütleb õigeid asju. Ma oleks ümber ühendanud kaadrid, aga mul on asi, mis ma olen siin igale külalisele, kes veidikenegi tehnikast teada tahab, olen uhustanud, et mul on siin ka backup jooksmas. Nii et meil on olemas kõik kaadrid olemas, tegelikult olemas. Thank God. Thank God. Jaa, mis siis veel? Mis punktid sa oled selle faili kirja pannud, millest sa rääkida tahtsid täna? Ma tean, sul on tavaliselt sülearvuti sees selline... Mis toimetaja on kirja pannud sulle täna? Mis mul on pannud... Millal te siis stand-upiga alustasite? Jumala legit küsimus, ma ei ole päriselt, me ei ole rääkinud sellistest asjadest. Ei, ma ütlen ausalt, mul on siin viimane asi veel, üks veel. Nii et siis help me out pärast seda nagu. I got nothing. Küsi kiirelt ChatGPT käest. Make funny question for funny people. Where could this episode go? So far we have this See, mis teie arvate, kas teie jaoks, mina olen nüüd võib-olla seal vanuses ja võib-olla see on sellepärast, et ma teen nüüd selle Taavet Kase stiilis küsimust, et küsimus on 2 minutit ja siis teeme sellest küsimusest highlighti, sorry Taavet. Hästi pikalt seletan ette, nagu ma üldse teemani. Ühesõnaga, linnaluba väljendina. Minu meelest on täielik okse. Mattias, sa röstid kogu aeg sõnade pärast teisi inimesi, see on nii naljakas ma arvast. Aga mis see teine on, et ta peksis naist, siis ma peaks mõnitama. Kus me selle piiri tõmbame, see on keeruline juriidiliselt.
linnaluba, nagu et siis, et naine andis linnaloa. Ja, et siuke vast, see on nagu minu meelest ükskõik kumba pidi see on. Ma tean, see on läbivalt on see, et siis kui lapsed on, tihti on see, et naised ütlevad seda pigem, et sain linnaloa, mis tähendab, et nad said nagu et üle pika aja keegi oli nõus, ma ei tea, paps tegi suure teene emale, ehk siis selle elukaaslasele ja oli nõus õhtul lapsega ise üksi kodus olema. Ja siis sain linnaloa või siis, et lapsed lubasid emmel minna välja, said linnaloa. Aga üldiselt, kui seda kasutatakse nii, jah, et mingi mees ütleb, et sain linnaloa täna võib panna hullu, siis on nagu see... Vaata, nüüd sa näitasid kõigile oma kaardid ette, Mattias, kui beeta sa oled. See linnaluba tuleb kaitseväest. Seda ma tean. Aga... Ja siis sealt edasi on kasutatud, et kui mehed on seal õrnas vanuses 19 oli see, et kui ma sain linna tulla, sest kaitseväest antakse linnaluba sulle. Jah, seda ma tean härra Rõivistu. Sorry, et ma kasutan emakeelseid sõnu, mitte sakslastelt laenatud garderoob. Sorry, siis ma parandan ennast. Sorry, Sander õigus. Ma ütlesin üks päev kansa ja siis sa näersid selle üle. Kansa? See on veider. Üks, mis mind ajab kõige rohkem tegelikult närvi, mis koomikud teevad, ongi see, et nad võtavad igast fucking sõnakõlksust kinni. Ehk siis mind veidi üllatab see, et ma tundun sulle nagu ainukesena, kes sõnade pärast nagu riffib või... Ei, mitte see, et sa tundud ainukene, aga see, et sa järjepidevalt ikkagi selles mõttes ma teisi ei pane niimoodi tähele. Ja see kuidas? Jah. Asi on selles, et sa teed seda, vaid kuidas sa teed. Ja see on huvitav, sa oled nii nice guy ja see on see, kuidas sinu nagu see... Ma ei tea, kas dark side on nagu palju öelda. Oota, ära hakkasin üldistama, see pole mu keldrit näinud veel. Aga sa oled nii nice guy, et sinu dark side ongi see, et sa oled see sõna. Ma proovisin viisakalt öelda, pole seda ammu kuulnud, kui see mõjub ründavalt, siis vabandust. Oota, aga mille kohta? Kansa? Kansa, hästi jah. Punsa ütles, et pole mingi mis iganes, tennistiilis vist mingi päeva hunnik päevi, kui pole kansat teinud, siis mul oli nagu pole seda kuulnud. Seda jah, selles suhtes meil on ju Savu, Mahv, Käbi. Kusjuures, ei, see kanepisuits on üks asi, mille puhul minu meelest pole ühtegi kattuvat sõna, mis kõigil oleks fine. Ja see muutubki, mis on nagu cool ja kõikidel on, vaata, sest see tekib sellest tegelikult, et et ma ei tea, 15-aastasena sa kasutasid seda sõna ja nüüd me oleme nagu vanemad ja me ei tohi enam seda kasutada või sina kasutasid seda sõna näiteks ja sina ja siis meil tekivad mingid enda need emotsioonid selle teatud sõnaga. Aga sellepärast ma vahetangi, ma kasutan nagu kõiki. Võib tulla ükskõik, mis vaatame. Spliff, joint. Ta oli just Barcelonast tulnud, vaata. Seal oli ju rifar. Ganha. Marihuana. Ei, ganja ei ole reaalselt väga kaua kuulnud. No aga sellepärast see ongi cool ju. Ma kannan kapadesse ka sellepärast, et keegi ei kanna. Ei, seda küll jah, et see on nagu selline... statement. Ja, et ma võtan Mattias, mis sul seal rüperaalis on või midagi, noh. Ei, vaata, mingist maailmast see nagu, push itud. Selles mõttes ma olen nõus sinuga. Selles mõttes see on huvitav teema. Ma nagu ei ütle, et see halb on. Punsa, kas sa ei ole pannud tähele seda, et mis mind, kui suvetuur oli Essa või kui ma hakkasin nende tüüpidega rohkem hängima, siis mind ajas nagu haigelt närvi ja mind ajab see kodus närvi, ma ei tea, kas mul ongi jälle liiga mõnus elu olnud või midagi. Jälle see, et keegi ei seganud vahele. Et mind haigelt häirib see, et sa räägid mingit juttu, nagu päris juttu, sa oled teemas sees jutuga, räägid koomikuga ja sa teed ühe puterduse või sa ütled mingi vale sõna ja sa näed, see nägu läheb niimoodi. Ja siis tuleb nagu, ja sõidavad vahele, sellepärast on seal veel niimoodi. Ja siis mind nagu haige, sest et sa saad ma siis nagu võib-olla siis hapras olekus võtad mult vaiba alt ära, kui ma räägin nagu mingit päris teemat. Ja siis vahel on Kristeriga kodus samamoodi, et mul on mingi päris asi, ma olen nagu nii nagu seletamas mingit asja ja siis mingisugune väike kuradi sõnakõlks või kokutus vales kohas või kuskil teen mini lause vea ja siis on nagu see näitab veits nagu, et ma terve aeg üldse ei kuulan, ma lihtsalt ootasin, et sa komistaks minu jaoks, et sa nagu võtad nagu kohe sellest kinni, mitte nii, et okei, it's kind of funny, aga
see on jällegi, see on väga huvitav olukord, sest kui me räägime nüüd tõsiselt, ärge minu sõnaga Piki sõidab kohe sisse. Tõsiselt. Tõsi. Miljon. Ja mul on meelest läinud, mis ma öelda tahtsin. Cool. Mul on nagu 2 sekundit on see mälu. Oota, ei, kui on, ma proovin, kui inimene sõidab vahele sulle ja sul on nagu see olukord, siis ta teeb seda sellepärast, et ta tahab sellest olukorrast nagu välja saada tegelikult. See on ebamugav tema jaoks, et sa räägid, et vaat see, ja siis ta lihtsalt otsibki seda momenti. Ja koomikud on kõige parem näide sellest. Meie ju teemegi nalja sellepärast, et me ei tule oma emotsioonidega toime muud moodi. Ja. Minu teooria on see, et siin on nagu, me ei saa nagu sellise ühe lapiga lüüa kõiki neid olukordi. Sest samamoodi, kui ma laseks nüüd Mattiase monoloogi 5 minuti ulatuses lõpuni minna ja ma hoian kuklas seda ühte kohta, kus ta esimese minuti peal puterdas ja nüüd ma üritan seda täägi teha, siis kõik on nagu see, et see oli mingi 4 minti tagasi, et nagu, et see ei tööta üldse, et see töötab ainult selles hetkes. Oota. Sest see on nii, mulle lihtsalt sülle kukkult olukord praegu, et sina seda ütled, Mikael. Okei. See on nii loll asi nagu, et aga sina oled ju siuke, aga põhimõtteliselt mul on see, et kui ma olen nagu teistele rääkinud ja mõni on kaasa noogutanud, aga Mikael, sul on küll seda, et kui sul on mingi jutt pooleli ja siis võib-olla mina olen sisse sõitnud, võib-olla ma olen silmakirjalik ja teen ise sama asja vahepeal on ju. Ja siis me sõidan sisse sulle mingi asjaga ja siis näiteks meie eelmiste tuuride mingi autosõitudest mul on meeles, et sa midagi seletad, kuidas umbes on mugavam äkki linnast välja sõita või midagi. Siis me teeme mingi riffi, korraks riffime 3 mintsa ja siis sa oled terve aeg vait olnud. Ja siis sa jätkad komakohaga lihtsalt seda juttu, kust vahele segati. Seda ma olen pannud sinu puhul tähele, mis ma teistel pole tähele pannud, et sa oled nagu niimoodi, okei, keegi segas nussis mu praegu pointi ära. Riff. Igatahes Järvevana kaudu sealt pärast ta peab paremale keerata, siis saab põhimõtteliselt nagu, et me võime, niipidi saab Tartusse paremini, et sealt Keila-ringiga saab ka minna. Aga see ilmestab seda, et talle sobib see, et vahele segada ja tema Võibolla, nagu ei pane seda pahaks. Ma olen harjunud lihtsalt sellega. Vaat tehes aastakümneid tussisööjad podcasti. See on see, kuidas ma õppisin mingit lugu rääkima. Et jah, episoodi alguses ma alustan seda lugu ja siis seal 3. tunni juures ma ütlengi, et igatahes mis edasi juhtus, see oli see lugu, kohtume järgmine nädal. See oli see lumepalli see sündmust alustav juhtum, nagu Franz Ferdinandi mõrv alustasti esimese maailmas. Aga nagu röstide ja bittidega ma saan aru, see on puhtalt see ajastus, et see on kas nüüd või mitte kunagi. Ja muidugi sealt on nagu see, on ju, et hea eetika või hea mis iganes küsimus on ju, et kas see vahele segamisbänter on väärt seda. Et see mingis mõttes sa kunagi ei tea, see on alati risk, aga Weinbergs on see klassikaline, kes sõidab nagu sitalainiga vahele ja siis saavad kõik olla pahased, vaata, et see ei olnud praegu üldse väärt seda. Et kui see on nagu hea lain, vaat nagu mina Punso seda saare aktsenti mõnitamas, see oli väärt tolles hetkes seda, et see sai reaktsiooni et siis see oli väärt ja ma ei oleks saanud seda Punso segmendi lõpus teha, sest siis me ei mäleta enam, millest me räägime. Ja, aga see, mis sa räägid, vaat mis Kristel teeb, see on lihtsalt, kuidas ATH-ga naised, nende aju minu ekspertiisi kohaselt töötab nii, et nad on enda peas loonud selle maailma, kus nad on nagu, et aga ma tean juba, mida sa ütled ju. Ja tegelikult 90% ajast nad ei tea üldse, kuhu see lause minema on, aga nad on selle esimese 3 sõna põhjal enda peas loonud selle eelduse, et ma eeldan, et see lause nüüd lõpeb nii ja siis ta ütleb selle asja vahele ja siis teine autistlik pool on nagu see, et tegelikult see ei olnud see, mis me ütlema hakkasin. Et nagu hea selline arvamismäng, aga vale pakkumine. Ja see käib minu meelest eksklusiivselt ainult naissoobi.
ei no, eks mõned harvad ATH mehed on ka siin-seal, kes tegelikult, kui sa mõtlema hakkad, omavad ka palju nagu selliseid naiselikke iseloomujooni. Jaa. Aga see, kui kellegi riff, ma olen ise ka süüdi selles, olen proovin nagu, vaatan, et kõigil on lõbus ja tehakse siin järjest nalja ühel teemal ja kõige rõvedam on see, et kui sa panedki riffi vahele, see ei toimi ja see, kellel kõik tähelepanu sellel hetkel oli, kui riff käis, temal läheb nagu, tema kukub rööpast välja tänu sellele, tema jutt nagu hakkab lonkama ja keegi ei adresseeri ka seda sittabitti nagu, et sa ei saa isegi seda charity't, et oh my god, oli see seda väärt, et sellest ei tule eraldi riffi, sellest sinu sitast katsest kaasa rääkida, vaid lihtsalt sa saad ühe pettunud pilgu sellelt, Arist räägin, et ma olen mitu korda nagu mingi, et noh, tead, Ari keset tuba räägib, teeb, on ju, kõik kuulavad, kõik naeravad, jumal lõbus on ja siis proovid midagi kaasa öelda ja siis Ari on lihtsalt niimoodi. Igatahes. ja keegi teine ei ole ka, ma ütles, come on, või noh, see ei ole see, et nagu oli väärt siis või ei lähe nagu niimoodi, vaid on sa tunned, et okei, I misspoke. Ei no sa kunagi ei tea, see on alati risk, on ju, et see on nagu selline bändiga jam sessionil, et kus sa mõtled, et no tegelikult siia võiks mingi funky baseline juurde tulla, aga siis korraga terve bänd vaatab sulle otsa, et nagu sa panid täiesti mingi teise loo praegu. Ehk siis sina inimene, kes sa elad hoopis teist elu päris probleemidega, siis on tore äkki kuulata, millised probleemid meil elus on. Et kuidas, millal on okei vahele segada. Ma arvan, et see on nagu kõigil inimestel, see on see seltskonna suhtluse kogu see dünaamika on alati, noh. Et eriti kui sa oled enesekriitiline inimene, siis hakkadki alati üle mõtlema seda, et issand jumal, kas ma segasin kedagi, noh, hiljem need õhtul magama jäädes mõtled nagu, et issand jumal, kas ma segasin valel hetkel vahele, et kas ma olin nagu nii tüütu, et tegelikult keegi ei taha mitte kunagi minuga enam kunagi välja sööma minna, et ma lihtsalt oh my god, see lain, mis ma ütlesin, siis kui teenindaja küsis, kas kokku või lahku, ja siis mõtlesin, et see on naljakas riff, aga siis kõik vaatasid veidralt müntsi. Ma ütlesin talle ka head isu. Igatahes linnaluba. Väga hea, mul oli täiesti meelest jäänud, millest me räägime. Et mina arvan, et see tuleb ikkagi puhtalt see, no osad asjad me toome üle ja siis jääb selliseks, noh, see on natuke selline onu-heinolik termini kasutus, on ju. Et see, et noortel poistel on kaitseväes linnaluba ja siis me kasutame sealt edasi, et me teeme nagu selle analoogi sellele olukorrale. Ehk siis naine, kodus olev naine on sinu jaoks kaitsevägi hierarhiatega ja staatustega. Ma olen ally, ma proovin siin veidikene naiskuulajaid saada, minu meelest see on väga... Seda küll, et tegelikult eriti naised, kes sünnitavad ja lapsi saavad, on ju tegelikult meie riigikaitse koha pealt kõige tähtsam riigikaitse element. Just. Ja, okei, see on üks teist pool. Ehk siis mulle lihtsalt kõlab see nagu, et sain kuradi eidelt loa õue tulla, nagu sa võid... Ma ei tea, mis mürgiseid suhteid maailmas olemas on, et mehel on kalender vaba ja ta ei tohi minna välja. Kui naine on kategooriliselt vastu, et mees välja läheb mingil päeval ja keelab tal ja ta peab kasutama seda linnaloa, siis üldiselt tähendab seda, et see on täielik munn vend, kes lihtsalt paneb random naistega tatti ja jõuab hommikul kell 7 ilma aluspüksteta tagasi koju ja siis on, oi, sorry, jälle läks käest ära ja siis naine on võib-olla see, et kuule ära käi rohkem äkki väljas ja siis sain linnaloa. Mul tuleb üks tüüp meelde küll, kes on taoline ja siis alati, kui ma temaga väljas käin, me oleme kuskil 6 hommikul 7 hommikul, suvel, mul on üks pilt ees, praegu mälusopis, ma näen seda Circle K-s Mustamäel. Ja tüüp lihtsalt ei taha ära lõpetada seda õhtut. Aga mis see siis? Midagi on lahti ju. Sa ei saa läbi saada see koht, vaata. Kuskil peab olema midagi. Ja mul on nagu... Mul on linnaluba! Ei mees, tehniliselt see on läbi sul. Kasarmusse tagasi. Ja, see oli eile. Taimer jooksis ammu läbi. Aga üks tüüp, kes oli saanud mitte äsja isaks, aga vist oli 2 väikest last on
ja siis talle eestad korda räägin, et see on teema, mis tõenäoliselt mul tuleb ka, aga oli see, et ta ei öelnud linnaluba, aga ta ütles, et ma juba sain võimaluse välja minna, et ma panen fucking gaasi põhja, isegi kui sul pole energiat, siis see on nii harv võimalus, et mul juba on chill sellega, et ma jõuan põhimõtteliselt järgmine päev kell 3 päeval peolt koju, kind of nagu wink-wink, see on lubatud, sest et ma andsin selle, meil oli kokkulepe, et täna on sinu õhtu, võid minna välja. Ja kui sa jääd peole ja sul isu ei ole, siis on nagu, ta oli nagu up for anything, nagu ta oli nüüd, lähed siin, ma tulen ka, ja mul on nagu, kui mul on nagu ta on clock kinni, selle punch-in'i ära teinud justkui tööl, et ma pean niikuinii midagi tegema. See ongi see, miks sina, Mattias, sellest aru ei saa, et Krister on niikuinii kogu aeg ära kuskil ja sul on kogu aeg see linnaluba ja siis sul on kõva asi. Jah, täpselt, see on põhimõtteliselt sarnane sellega nagu see, et su isa ei peksnud sind. Sorry, et mul nii hea elu on! Et sul naine ka nagu, tal on suht pohhu, mis sa teed. Sorry, et mu naine minuga aega veeta ei saa. Sorry, et mul on kogu aeg linnaluba. Jälle lähed, jah? Sorry, et ma tegelikult sisimas tahaks, et keegi vahepeal ütleks, et Mattias, palun jää koju. Mis tunne see on? Olla tahetud. Vajalik. Ongi teemad otsad. Mul tuli üks veel meelde, mul oli see, tulime nii Baalilt, vastumeelselt reisisime. Kõik, kes teie seltskond oli vastumeelselt Baalile viitud. Miks me vittu tulime, Ja siis lennukis Kristeliga, Air Baltica lennukis, nägime, mõtlesime, et kas tahaks midagi süüa, ja vist ei taha, aga laped ikka seda menüüd, on ju. Ja siis tuli see, kuradi, nad müüvad seal kukesuppi, tead see, ma ei tea, kas te mäletate lapsepõlvest, see pakisupp, meil on need hästi peenikesed mininuudlid sees, on ju. Ja sul lööb kohe see maitse ette, on ju. Veits mingi soodiumi ületoos põhimõtteliselt mingisugune õli, väiksed fake nuudlid. See mingi 90 puljong nagu. Knorr. Ja me vaatasime Kristeliga süngis otsa üksteisele, me mõtlesime, mine võtsi, koju jõuame, kohe ostame. Nagu. Me saime mõlemad aru, me pole 20 aastat söönud seda vist. Reetsin jälle oma vanuse. Aga sest need püksid ei reeda midagi. Ja siis ma sõin hiljuti. Ma ei teadnud, et sellest ühest väiksest pakist saab nagu terve fucking supipotide ja seda. Ja ma vist sõin 3 inimese portsu ära. Ja see oli nagu, näitab, et mul on kulinaaria osas 0 paletti, aga nagu see oli nii fucking hea. Ja ma ei olnud seda nii ammu söönud. Ehk siis küsimus teile, külalised siin podcastis. Millal te viimati kukesuppi sõite? Kusjuures mul on kapis olemas küll vis pakend, aga ma ei ole teinud. Ma olen siukest seljanka vend ise rohkem. Ma ei ole, ma olen nagu see, kui sa oled Nine-Gagis neid meeme näinud, kus on nagu selline äge mingi pealuu ja midagi, et supp, see ei ole toit ju. See on lihtsalt vedelik. Aga muidu läheb selles suhtes, ma ei tea, kas see spetsiifiliselt selle Knorri puljongi kuubiku tootereklaami läheb, aga ja Air Balticu sooduskood muideks parim aeg reisida. Siis laiema liistuga lüües siis puljong kui selline. See on nagu suht see, mis mul mingis tuuris, Peaingel Miikalis oligi see matuste bitt, vaata, et tõenäoliselt viimati puljongit matustel ja see tundub see praeguses vanuse bracketis olles see põhikoht, kus sa puljongit saad. Aga jah, seal on midagi, et kui sa ise nagu seda ei söö või nagu kodus, kes see teeb regulaarselt puljongit, et kogu see teema on ju, et siis kui sa matustel saad puljongit, siis see tundubki nagu selline ägevat mingi selline vanakooli lihapirukas puljongi topsile kõrvale ja sa kastad sisse. Do you dunk your puljong? Ei, ma ütlen nagu matustega seotud nagu see söögilaud hitib nagu. Kusjuures see seos, matuse ja puljong, seda mul vist pole olnud kogemust.
äkki mul on siis nii fucking täis olnud terve aeg. Ma mõtlesin, et see võit, et äkki mul on nii hea elu lihtsalt. Aga teil on nagu elus inimesi lahkunud või? Peate puljangit sööma. Olete pidanud leinaga tegelema või? Võib-olla. Aga seda minu meelest mul on ikkagi matused toidud on ju ongi viin Skinny viin Skinny pissviin siis viinasupp Maitus läheb matustele pissiga kohe lihtsalt promos ja üks skinny piss lahkunud sõbra jaoks vene keeles on see riss Vadim sinu aga oota, aga jah, mulle puljang, see on mingi, äkki ka see on üks nendest lõuna poole minnes on see mingi asi, et keegi toob puljangi matusele. See võib olla ka seotud lahkunud inimese vanusega, jah. Kui ma nüüd mõtlema hakkan, et see on vanemal generatsioonil on rohkem see teissugune catering võib-olla. No, mis Mattias mõtles nagu geograafiliselt, vaata, et lõuna pool, et Tartu pool nagu siis või? Jah. No, meil Saaremaal lihtsalt pannakse üks kringelaua peal. Võileivatürt. Ja vöön. Võtame vööne. Teeme krõngled. Ja siis paneme körstumörre ja laseme põlevate vibunultega körstu. Aga ma nägin see aga ma nägin Ardo tegi mingi saarlaste klipi TikToki onju. Siis seal oli kommentaarides näha, et saarlaste aktsenti võib mõnitada, aga see peab olema õigesti tehtud. Väga palju oli seda, et pole päris see. Et nagu, see on juba üle piiri, see keegi ei räägi niimoodi. Oli siukseid kommentaare palju. Ja. No see oli niimoodi, et gaas väga põhja ja võib-olla isegi läks veidi rajalt maha ka nagu. Aga tal oli vähemalt mingisugune saunamüts peas, et visuaalselt see toetas. Ja taustal oli pandud tuulikud ka. Aga lihtsalt paljud oli nii, et Aga terve sketš ei olnudki nagu saarlaste kohta, saarlaste osa oli mingi vahepala seal leibe. Me võime otsida üles, meil on ju mul on ju telo ühendatud oota, mõtlen ärme hakka mingi React Channelit. Aga ei, seda küll, et sul on õigus, Mattias, saarlased ei mõista nalja. Nad on nii nagu tundlikud kuidagi. Viikingite kohta. Jah, kogu aeg on vaja kogu aeg TikTokis mingi see ei ole kohe ei vaitne. Mis mul öelda on? Ta ei samastu niikuinii enam nii palju enam saarega, vaata, ta on pealinna poiss. Aga see on nii naljakas, kui ma lähen Saaremaale, siis ja ma kuulen neid saarlasi rääkima, siis ma hakkan ise kohe rääkima seal natuke rohkem nagu saarlane. Et nagu siin ma nii palju infiltreerun, kui ma saan. Vahest iskab ikka öö sisse või värki, sellest ei ole lahti saanud. Aga... Tead, mis ma nüüd solvan kõiki naissoost saarlasi, kes mu elus on. Sest meestel on pohvi, sorry, meestel veits on suga nagu, aga lihtsalt mingid inimesed Te ju teate, et eesti keeles on tegelikult nagu minu öeldakse muu lühidalt. Aga on inimesed, kes nagu võib-olla pole vaja, et noh, et kui sa nagu teadlikult seda Tallinnas siin seda kuradi mood rifid. See on moo oma. Babyluustast räägid. Tead, aga mul oli ka vahepeal see... Sulle ei meeldi, et babyluust kasutab moo või? Oota, kiirelt välja. Isiklikult ma olen alati tundnud babyluusta riimid, et see moo nagu lisab nagu sellist karakterit. Ei, ma mõtlen päris elus. No, ma saan aru sa ütled, nagu... et babyluust ei ole. Ma tegelikult tean meeles, mul oli endal ka kunagi see, et nad kirjutavad ka alati öö on vaata ja kõik asjad. Aga tead, nüüd ma olen ise ka hakanud rohkem embrace'ima seda kunagi ma nagu... Sest viimasel ajal on, nagu ma näen palju, et ainult juriidiline keha on Saaremaal. Sa oled juba 20 aastat olnud Tallinnas.
get with the times. Unusta oma moo ära, teeme sellest oostuu. Aga saarlased ongi ju, nad on sarnased nagu need ehitajad, kes Soomes käivad. Et saarlased teevad nagu mikrotasandil seda, et nad käivad Tallinnas tööl ja siis nad üritavad ülikiiresti siis, kui raha tuleb üle tagasi Saaremaale minna. Sest nagu Saaremaal ega tööd ei liigu väga. Et nagu enamus Saaremaale sisse kirjutatud inimesed nagu ei tööta Saaremaal. Nad käivad nagu mandrilt raha viimas Saarele. Ja mis te arvate, ma ei tahaks Kuressaare stand-up ja kuskil Ärtu ja Gentlemansi kõrval. Show lõpus on ka meil ämber. Tere õhtust, teeme ka natukene crowdworki. Kus sa oled Valjulast? Kes see su kõrval on, leht või naine? Lõpuks päris pulli ka meil. Kõik on nagu... Seda lugu teate, et üks mõhu mees läks. Aga tegelikult see võiks haigelt tähele, kui proovida nullist nagu komediskeene Kuressaares käima lükata, et kui nagu täiega proovida, huvitav, mis juhtuks nagu, aga ma arvan, et rahvas ei tuleks nagu esimesed 2 korda, no sa ei saa open mic'i teha seal, vaata. Ma arvan, äkki, kas see on Kuressaares üldse mingit tasuta asju või? Mimest on seal kesklinnast ei tohi läbi ka sõita, nii et sa ei maksa kuskil mingit asju nagu. Ajas maksad, seda ma mõtlen. 10 kilti tunnis, get real. See on küll jah päris, et sa pargid seal põhimõtteliselt. Ja see on tehtud ka niimoodi, et seal on need kivid on lahti ja siis käib alati mingi haige kolk ja sul on nagu, kas mul kukkus autol sumps ära ja siis Kuressaare linn maksis sellest mingi 5 miljonit, vaata, ja üliputt siis on kõik. Purskkaev ei tööta keset teed sul seal kuskil. Need tüübid ei saa midagi aru. No ma räägin. Ja me tahtsime selle purskkaevu tegelikult selle peale päddega. Kõigil on nohu ka. Aga ma arvan, tegelikult, kui meil mõelda, kui seal teha tasuta show. Janar Peterson tegi ju. Kus Janar tegi? See on Kuressaares. Kihelkonnas. Ma lihtsalt mõtlen Kuressaares, isegi kui Kuressaares teha, mingis pubi nurgas tasuta show südatalvel kolmapäeva õhtul. Ruumis, kuhu on pandud 20 tooli. Äkki saaks need täis. Kommenteerige siia alla, kas te sooviksite sellist asja. Punsa tahaks kindlalt kõrvalprojekte veel. Jaa, ma tulen Saaremaale open mic'i korraldama. Hästi tasuv. Kõik panevad mingisuguse tükikese nabatolmu ja veidi mingi vana nõel, mis neil taskus oli. Ja ma arvan, et sa saad selle Kanala Wingsis neljapäeviti teha nagu. Kolmapäeviti on... Nad tahavad väga. Me käisime Kaspariga söömas seal ülihead toidud, kus ja Kanala on mega head wingsid. Need on haige, see on haige. Aga seal on see, me rääkisime selle omanikuga ka seal, et seal on need nii valge ruum on, et esitegi, sa näed seda liikumist seal pluss talvel. Võib-olla. Tiivas. Ja mõtle, sa just oled pannud oma 17. wingsi sisse ja siis on Mattias, you're up. Ja siis oled nagu, lükkad selle Bert Kreischer liigutusega puhtaks. Sa lükkad selle kana wingsi seene ja mul läheb nii kõvaks praegu. Ja siis lähed peale. Mis mul nüüd? Särk maa. Mis teil siin siis on? Ma vaatan siin Georgi otsas paha paistab ja siis jääd lihtsalt magama. Siis tuled nii palju wingsi. Persse, mul on nii kurb, sest Wingstop enam ei funksi. Üks koht oli Wingstop ja ma tellisin sealt reaalselt 18 wingsi korraga. Aga kunagi oli Telliskivis ka ju mõned ilusad aastad oli. Ta oli ka Kanala ju. Sama nimega, võib-olla sama crew ka isegi. Kommenteerige alla siia. Kommenteerige. Seletage meile ära. Kuidas see toimib? Kommenteerige. Kommenteerige alla, kuidas podcasti teha. Ja siis võite kommentaaridest teadada, et mis teie lemmik kanatiiva lastega on. Kas teile meeldib... Loosime välja Kanala Wingsis kõikide osalenute vahel. Kust tuleb üldse buffalo? Buffalo on just kui ju veise liha, aga buffalo wing. Kust see väljend üldse? Kommenteerige see alla, kas te saaksite, kas te teate. Aga sa... Püffel. Püffel tiib.
Pühvlikaste, aga on trühvlikaste. Aga mis Kui on teha? pühvlikaste? Kui teha graafik sellest episoodist, siis on nagu Ei, see pissireklaam oli highlight küll. Haige reklaam. miks ma jälle haige olen? Sest ma jõin alkoholi selle pärast. Ei, sulle see reisimine ei sobi ikka. Ma räägin see soe kliima tõmbas su täiesti rivist välja. Ma olen nagu täiesti nii karastunud, ma olen olnud terve aeg uhke. Ma olen nagu, inimesed mu ümber on kogu aeg haiged ja tõbised. Nagu vend Kristel on jumala tihti, siis mul on nii, et sisimas ma tean, mul on see, et teil on lihtsalt, te ei ole karastunud. Te nagu... Nõrk immuunsüsteem, vaadake mind, pole võrrandi aasta aeg järjest kain. Ja siis lähed ühte lennukisse, kus üks laps köhib kohe nagu 3 nädala sees, ma olen 3. korda haige praegu. Lihtsalt nagu ei lähe ära ka. Või siis on see fucking vaktsiin. Sõna karastunud on ka huvitav. Tead, mis kara on? See, mis mu... on ju, on kara. Vaatame igaks üks üle, sõna veebist. Sa oled nagu karastunud, ehk siis see põhimõtteliselt on nagu türastunud. Kara. Vaatame. Kara. Härja suguliige. Härja kuivatatud suguliikmest valmistatud peksunuut. Mis asja? Riistast tehtud kumminuiu. Härja kuivatatud suguliikmest valmistatud peksunuut. Kui suur see munn siis oli? Tule ma peksan sind selle surnud härja munniga. Ja mida siis karastunud nüüd tähendab? Nii, kõnekeel mehe suu... Ongi kara, jah, sul on õige. Nii, kella sees rippuv osa löökidest vastu korpust tekitavad heli. See pendel on ka kara, okei. Nii, ja karastunud. Karastuma, peab vist panema. Karastuma, metallide organismi vastupidavaks, kindlamaks, tugevamaks muutma. Jälle, feministeeriumile asi, mille kohta kirjutada. Ikkagi mehe suguelamnika seostatud vastupidavus, kindlus, tugevaks muutumine. Am I right? See, kus me võtame isegi härja peenise, võtame nagu kuidagi nagu see oleks meie saavutus. Ja aga meessoost härg. Kuredi udara kohta pole ühtegi ütlust, noh. Prink nagu udar. Udarastunud. Tead, see tugev, kindel udar. Kuradi Jana. Aga Puntsal on hea point, et miks siis nagu türastunud halb on, aga karastunud on hea. Ja. Karastunud klaas. Ja üks asi, kui me sõnadest räägime, ma tegelikult mõtlen ka sõnade peale, meil on selles mõttes on veel huvisi peale vee joomise. Ma mõtlesin selle peale, et vaata mentally ill, mentaalselt haige, kui sa otse tõlgid. Vaimuhaige. Eesti keeles vaimuhaige. Aga kui sa otse tõlgid nüüd inglise keeles, siis see oleks just kui spirit, vaim, spiritual ill. Mis on nagu... See on isegi suurem asi. See on nagu, jah, et mida see siis tähendab, et sa oled nagu spirituaalsel tasemel. Fakt. Ja. Kõik need ahned CEO-d meie maailmas on spiritual ill. Ma pole isegi selle nurgalt mõelnud, jah. Siin ei olegi mingit nalja, jah. See on nagu... Ei, me oleme mõtlevad mehed ja teate, paljud kuulavad pommellipäevaga lihtsalt keelehuvist ja siin väga tihti lingvistika. Jah, tõstatatakse nagu selliseid väljakutseid lingvistidele ja keeleteadlastele ja jätke kommentaaridest. Miljon! Aga kas siis jätkates seda, et kas siis selle maakeel kas siis karastunud klaas on see, kust keegi on oma munni läbi solgutanud või? Võime pakkuda enda seda karastunud klaase, et me ei saanud aru ka täpselt, mis see tähendab. Tarbijakaitse tuleb. Ei no küll tõlgendada saab igat pidi tegelikult. Matjusel on suht härja riist tegelikult.
ma ei pidanud isegi solgutama, ma lihtsalt panin sisse ja võttis kõik servad ära. Et nagu lai nagu känd. Kui mõni naine ütleb mu peenise kohta, too see puupakk siia. Mul pole midagi enam. Sul oli see Kuule, oota, härjamunni juures sai otsa. Ära munni juures. Nüüd ma olen ma olen tühi nüüd. Oota, mitmeks showks me ennast Puntsaga ära lubasime, on sul meeles mitu showd sul tuleb üldse? Sest see mul reaalselt, mul on selle suure vea teinud, et kuna praegu on Pissfesti nädal veel käib. Kui mul on oma show ära teinud, siis ma tõmban nahku lihtsalt. Kus sa lähed? Ma lihtsalt lähen minema. Ei tegelikult, ilmselgelt, kui on Pissfest läbi, järelpidu ka tehtud, järelpidu sai kõige vähem tähelepanu täna, järelpidu tuleb Epic pidu T3-s. Mai Tukk tõenäoliselt võtab särgi ära, näitab võib-olla munniga. Ei, Dan näitab munni, see on põhiline. Aga kui keegi kuuleb, kes on mis iganes hea alaealine, siis ei! Et ma ei ole isegi veel pannud kalendrisse neid su kuupäevi. Nii et alati, kui ma midagi aprilli-maisse luban, siis ma lähen reaalselt miikalmeema.ee ja vaatan, kas seal on show. Seal on päris adekvaatselt kirjas. Ma olen ise ka kontrollinud, seal on õiged päevad. No. Kokku oli äkki oli 18 või? Mul läheb endale ka vahepeal sassi. See on seoses sellega, et me mõlemad Tartu päevad on nagu 2 showd. Et üks on kell 4, teine on 7, sest ma ei saanud ühtegi suuremat ruumi. Et sellest hetkest, kui teater Vanemuine muutus rahvusteatriks, sest nad on nagu nii ära tõusnud, et kas see on läbi on? Läbi, jah. Stand-up komöödiat enam päris saalis ei saa. Praegu lähitulevikus ma ei näe, et teater Vanemuises stand-up komöödia satuks enam. Ja nüüd ongi Kennises, jah? Ma andsin inimestele sellise valikuvabaduse, et meil on 12. aprill on Ken klubis 2 showd. Et kuna see on pühapäeva ka, siis ma julgesin rohkem panna see 4 ja 7. Et, ja 4 ja 7 on selle jaoks, et seal ei tekiks liiga seda pudelikaela, et kus me üritame täpselt nüüd sama momenti inimesed välja ja sisse saada. Väike hinge tõmbab pausse. Just. Ja siis teine Tartu kuupäev oli äkki 3. mai, mis on ka pühapäev ja siis on loomelaval. Tartlaste jooks tuntud ka kui endine Atlantise maja, see on siis jõe ääres seal. Yes. Ja seal on ka 2 showd, 4 ja 7. Oota, aga millal see Vanemuise asi rahvust või mis? Nad see aasta kuskilt käis uudistes läbi, et nad tegid sellise brändi muutuse, et enne nad olid teater Kirillitsas. Enne nad olid teater Vanemuine ja nüüd nad on rahvusteater Vanemuine. Ja see on mingi, tead küll, kuidas see avaliku sektori juhtide jaoks lihtsalt mõeldakse asju välja, mida võiks tööl teha ja branding ja vaat see, et peab sõber disaineri firmalt panema mingi 50 tuhise arve. Ei, seal oli tõenäoliselt mingi mitukümmend inimest pidid 8 nädalaks Vaagengüll spaas nagu aja maha võtma. Ära Vaagengülli maini. Et see Vaagengüll... Tegid see mingi private või mis? See on tervisekassa oli Vaagengülli. ja äge pidu oli tegelikult. Mega äge pidu, ma ei saa aru, mis see jama oli. See on üks paremaid pidusid, kus Mattias käinud. Maksti üli hästi. Mina sain oma raha riigilt tagasi. Aga nüüd on siis kalender täis või on hinnad muutunud mõttetuks? Et ühtlasi selline topelt positiivne pakkumine oli, et rääkimata sellest, et mis viimase paari aasta jooksul juba Vanemuises juhtunud on see, et see admin kadus ära esinejate osal. Vaat seal oli tavaliselt inimene, kes lasi uksest sisse ja vastas su küsimustele 0 inimest nüüd seal. Nagu kuradi Airbnb-sse tuleks. Ja koodiga sisse öeldes. Ja parkimise eest pead ka maksma. See väike Vanemuises räägid. Ja selline see snäbi tõkkepuu ja. Et siis küsid, et aga selle rendi hinna juures ma tulen esinema. Ma ei tule nagu paljude autodega, ma tulen ühe autoga.
ja siis panen Snapis parkima. Okei. Ja inimest ka ei ole enam ja hind tõusis ja tuled on kustus. Okei. Ja põhimõtteliselt jah, pluss nad on hinda ka tõstnud ja siis nad pakkusid nagu kuupäevasid, mis oli see, et ma küsin, meil oli see, et päring oli see, et tuur oleks selles vahemikus ja siis nad pakkusid kuupäevasid, mis ei ole selles vahemikus. Et põhimõtteliselt suvel paar päeva on pakkuda ja siis hinnatõus oli ka selline ja meil on jaanipäeval free real estate ja hinnatõus on ka selline, et siis ma oleks pidanud selleks, et seal ruumis teha reaalselt piletihinda veel tõstma nagu. Et see oleks põhimõtteliselt pool pileti hinnast oleks läinud nagu rendi tagumisena, mis ei ole nagu korraldamise juures optimaalne, aga samas ma ei tea, vahelduseks eks saame näha, võib-olla on hoopis huvitav ja intiimne minna tagasi Ken klubisse ja loomelavale ja... Ei, Ken on the best. Ja, Punsal oli just teile seal ööpik. Tuleb natuke valavaks, aga... See on ju, sul on ju talvel, siis ei ole üldse soe. No aprillis, ma arvan, on mingi... No teades mind on kuumalaine esmakordne, pole mitte kunagi aprillis olnud 30 kraadi enne. Aga siis võtamegi need valged rätikud, see look, mis meil hakkas meeldima suvetuuril. White towel õla peal ja... See Google Scani look, mis meile suvetuuril meeldib hakkas. Valge koonusmüts pähe või? Meil oli suvetuuril selline look. Torbikud. Kutsusime üksteist torbikuteks. Pakime kokku siis. Kas me lähme... Ma veel ei tea, kas ma viitsin tulla sinna Forti, aga... Üllatav. Mul on tead nii kiire. Me ei näinud seda tulemas üldse. See tuli peaks tulema või? Šokeerivad. Kui ei tegelikult see peaks tulema küll. Sul on 2 jooki sees täna juba. Need Fort baarid on praegu suht head olnud, et Weinbergs on need Fort baarid mingi alaealistega täitnud. Ja täna ei olnud minust väga ei olnud kirja pandud ka koomikuid. No siis Weinbergs teeb ise, ta teeb tavaliselt esas poos 40 ja teises poos. Aga Mattias, siis olete, kui ta käib ka viimasel, ta käis seal Fonos, vaata. Issand, mis maik see oli. Issand jumal. See oli karastav, ma arvan. See oli karastav, jah. Ma tegin 14 mintsa. Tegid või? Ma vaatasin pärast üle. Aga see on protsess. Nüüd sa oled türastunud, sa oled valmis, ma ütlen. See on kunstniku protsess. Oota, vaatasin lõpulaulud. Lõpulaulud ka leitud. Lõpulaulud, hästi. Enne, kui te hakkate ostma endale piletit Miikal Meemaa uuele stand-up tuurile, kus on meid kõiki 3 näha, kahjuks ajaliselt Miikalit veidi rohkem või tähendab õnneks me ei tahaks nii pikka setti teha isegi. Ma olin suht pettunud, kui ma kuulsin, kui palju minuteid ma pean tegema. Võib-olla Puntsa teeme 40-60 äkki. Teemegi 40-60. Tead, mul endalgi praegu 8,5 koos. Ehk et võib-olla esimene pool tuleb tuuri alguspoole suht lühike. Te võite korvpallikorvi kaasa võtta. Teeme mingid impro-mänge äkki alguses. Paar kohtiku lugu. Viktoriin on okei. Ma võin laulda. Mul on paar naljakat lugu. Kuule, tegelikult äkki see oleks hea icebreaker. Minna sinna. Ja passi mängida. Olete tulnud... Enne kui te lähete Miikal Meemaa uut tuuri midagi mitte... Palju mitte millestki vaatama. Või enne kui te ostate pileti palju mitte millestki Miikali tuurile, siis sorry. Tallinnas on üks komöödiafestival nimega Pissfest. Vaadake Fientas telepileteid, tulge vaadake showsid, see on veidi teistsugune, veidi kiiksusem huumori asi. Klassikalist stand-upi seal törts vähem, aga pulli saab ikka. Piss mullivett saab, piss kokteile saab, vana piss, skinny piss, you name it. Pohmellipäev, live show, Puntsa maailma, the big English connection. Ja lõpus kas meistri Järelpidu. Kuulge, kutid! Afterpiss. Fuck, türa, ta ütles. Afterpiss. Afterski on ju väljend nagu afterpiss, oleks nagu liiga segane. Järgmine aasta. Teeme sellest frantsiisi, nii et me peame iga aasta seda hakkama tegema. Aitäh, kutid, et tulite. Ja potid ja pannid. Potid ja pannid. Saime linnaloa, lähme open mic'ile. Yeah! Miljon!